Ukraina kaitsejõududele ei meeldi paigal istuda ega lihtsalt leppida olemasoleva varustusega. Nad töötavad alati järgmise suure asja kallal, otsides pidevalt võimalusi oma ründe- ja kaitsevõimekuse parandamiseks, et saada mingisugune eelis oma vaenlaste ees. Just see lähenemine on hoidnud Ukraina sõjas nii kaua ning võimaldanud neil korduvalt ootusi trotsida ja olukorra enda kasuks pöörata. Ja nüüd on Kiievi väed valmis esitlema oma viimast uuendust, midagi nii tugevat, nii raskesti hävitatavat, et isegi USA sõjavägi oli sellest kuuldes šokeeritud. Tutvuge Skifiga, täiesti uue kodumaise soomustransportööriga, mis aitab Ukraina sõduritel püsida turvaliselt, kui nad liiguvad läbi vaidlusaluste rindealade. Nagu iga teinegi soomustransportöör või lahingutakso, seisneb Skifi põhiülesanne vägede ja varustuse transportimises lahinguväljale ja sealt tagasi. Kuigi pealiskaudsele vaatajale võivad soomustransportöörid tunduda jalaväe lahingumasinate ehk IFV-dega üsna sarnased, on soomustransportöörid siiski rohkem suunatud liikuvusele kui otsesele lahinguvõimekusele. Neid saab kasutada ka laskemoona, toidu, meditsiinivarustuse ja muu varustuse transportimiseks punktist A punkti B või isegi haavatud sõdurite evakueerimiseks ohtlikest piirkondadest. Siiani on Ukraina peamiselt kasutanud USA päritolu M113 soomustransportööre selliste ülesannete täitmiseks ning see pole kindlasti halb valik. FMC Corporationi poolt välja töötatud ja toodetud M113 võeti kasutusele Ameerika Ühendriikide armee Euroopa vägedes 1960. aastate alguses, asendades M59. Esimest korda kasutati seda lahingus 1962. aasta aprillis Vietnami sõja ajal ning sellest sai USA armee kõige laialdasemalt kasutatud soomusmasin selles konfliktis. Tänu oma vastupidavale šassile võimaldas see sõdurigruppidel tungida läbi džungli tihedate tihnikute ja taimestikku, et vallutada vaenlase positsioone. Aastakümnete möödudes asendas M113 suuresti kaasaegsem, tõhusam ja mitmekülgsem Bradley soomusmasinate perekond, kus sellised mudelid nagu Bradley M2 ja M3 võtsid üle eesliini ülesanded. Siiski jäi M113 endiselt oluliseks toetavates rollides ja ülesannetes, kus neid sõidukeid kasutatakse USA sõjaväes tänaseni miinipildujate kandjatena, insenerisõidukitena, juhtimissõidukitena ja soomustatud kiirabiautodena. Tõepoolest, USA armee raskebrigaaži lahingumeeskonnad kasutavad praegu umbes 6000 M113 masinat. Ja M113 disainist on välja arendatud suur hulk erinevaid variante ja kohandusi, mida kasutatakse jätkuvalt nii USA's kui ka teiste riikide relvajõududes üle kogu maailma. Hinnanguliselt umbes 80 000 sõidukiga, mis moodustavad suure M113 perekonna ja on kasutusel enam kui 50 riigis. Ukraina on üks neist riikidest. Kuigi täpseid arve on raske kindlaks teha, viitavad hinnangud sellele, et Kiiev on seni saanud vähemalt 1700 M113 masinat selle konflikti jooksul. See hõlmab vähemalt 900 ühikut otse Ameerika Ühendriikidest ning sadu masinaid, mille on andnud erinevad teised liitlased, sealhulgas Holland, Portugal, Austraalia, Saksamaa, Hispaania, Taani, Leedu ja Belgia. See teeb M113 ühe kõige laialdasemalt kasutatava lääne soomusmasina Venemaa-Ukraina sõjas ning see on osutunud Ukraina masinapargi jaoks kasulikuks ja hinnatud täienduseks. Pole raske mõista, miks see nii on, sest sellel soomustransportööril on mitmeid nutikaid disainilahendusi ja olulisi omadusi, mis teevad selle sellise sõja jaoks väga sobivaks, hoolimata sellest, et see toodeti algselt üle 6 aastakümne tagasi. Alustuseks on see erakordselt mobiilne. Teatud variandid suudavad saavutada tippkiiruseks umbes 42 miili tunnis ehk 67 kilomeetrit tunnis ning soomustransportööri konstruktsioonil pole erilisi raskusi ebatasasel või künklikul maastikul liikumisega. Selle roomiksüsteem saab mudas, raskel maastikul või pehmel pinnasel palju paremini hakkama kui ükski ratastega alternatiiv, nii et seda saab hõlpsasti kasutada maastikul, põldudel või isegi metsades, ilma et see teel sihtkohta kinni jääks. See suudab isegi veetakistusi ületada, kuna selle veekindel kere ja roomikud hoiavad põhikomponendid turvaliselt, kui ületatakse jõgesid ja ojasid. See tähendab, et kui Ukraina väed peavad jõudma veekogu ühest servast teise, ei pea nad tingimata mööda kallast silda otsima. Nad saavad lihtsalt otse üle minna ja võivad sellega säästa endale tunde aega. Mõned M113 muudest eelistest on selle töökindlus ja lihtne hooldatavus. Ukraina mehaanikud on isegi positiivselt kommenteerinud fakti, et M113 kasutab jõuülekannet, mis on sarnane näiteks John Deere'i põllumajandussõidukites kasutatavaga. Kuna see on nii populaarne ja laialt levinud soomustransportöör, ei ole kunagi liiga keeruline varuasi leida ja teha vajalikke remonditöid, et need masinad töökorras hoida. Veelgi enam, kuna neid soomustransportööre on toodetud ja tarnitud nii paljudesse erinevatesse riikidesse, on paljud neist riikidest olnud enam kui valmis saatma Kiievisse 10 või isegi 100 masinaid, andes Ukraina armeele korraliku varu, millele vajadusel toetuda.
Kuid kõigist oma paljudest eelistest hoolimata on M113L üks silmatorkav nõrkus. See pole lihtsalt piisavalt vastupidav, et taluda tänapäeva Ukraina lahinguväljade karmust. Aastal 2026 ei ole Ukraina sõidukite suurimad ohud mitte käsitulirelvad ega granaadid, millega M113 saab hakkama, vaid FPV-droonid ja suurtüki tulelöögid. Kui M113 turule tuli, kuulutati seda maailma esimeseks masstootmises soomukiks, millel on alumiiniumkäre. See oli tol ajal murranguline disainielement, sest see tegi selle soomuki palju kergemaks kui eelkäijad, mis omakorda parandas liikuvust. Kahjuks tuli see aga vastupidavuse vähenemise arvelt. Ja tänapäeval, kui Venemaa saab saata kamikaatse tüüpi mehitamata õhusõidukeid ehk droone, et kergesti leida ja hävitada kergelt soomustatud soomukeid, on M113D ja paljud Ukraina sõdurid, kes nende sõidukite abil liiguvad, pidevalt ohus. Ja kuigi Ukrainal on endiselt arvestatav M113 park, on aastate jooksul sadu neid sõidukeid droonirünnakute ja suurtükitule tõttu kaotatud. Tõepoolest, Oryx Open Source Intelligence Groupi andmetel on sõja algusest peale visuaalselt kinnitatud üle 500 Ukraina M113 kaotuse. Tõenäoliselt on tegelik kaotuste arv veelgi suurem, kuna Oryx ja teised sarnased OSINT-grupid arvestavad ainult neid kaotusi, mille kohta on olemas selge visuaalne tõendusmaterjal. Ukraina väed on püüdnud kohaneda. Näiteks on olnud pilte ja videoid, mis näitavad M113-sid, millele on paigaldatud improviseeritud droonivastased lisaseadmed. Mõned neist on näiteks peaaegu täielikult kaetud siilitaoliste ogadega, mis ulatuvad igas suunas välja. Kui vaenlase droon läheneb, siis selle asemel, et põrkuda soomustransportööri kerega, tabab see hoopis üht või mitut oga, mis põhjustab drooni enneaegse plahvatuse või isegi logunemise, enne kui see jõuab rohkem kahju teha. Ogad pakuvad mõistlikku kaitset ka pommitaja drooni vastu. Kõik alla visatud lõhkeained tabavad ogalist kihti, mitte kere, nii et need plahvatavad sõidukist kaugemal ja tekitavad vähem kahju. Kuid need lisakaitsekihid on oma hind. Nende ettevalmistamine ja soomustransportööridele kinnitamine võtab aega ning need võivad raskendada sõduritel sisse- ja väljapääsemist näiteks. Need lisavad ka sõidukitele kaalu, mis võib neid aeglustada või muuta veidi vähem manööverdatavaks, mis omakorda võib muuta need suuremateks ja kergemini tabatavateks sihtmärkideks vaenlastele, tühistades nende kaitsevõime. Ideaalmaailmas ei peaks Ukraina sõdurid raiskama aega oma sõidukite sellisel viisil ümbertegemisele. See on aeganõudev ülesanne, mis võtab nende jõu ja tähelepanu ära teistelt olulisematelt asjadelt. Oleks palju parem, kui Kiievi väed saaksid kasutada soomustransportööri, millel oleks juba tugevam soomus osa selle disainist ning mis suudaks taluda suuremat kahju, kaotamata seejuures M113 ainulaadseid liikuvuse ja paindlikkuse eeliseid. Kuigi see võib tunduda liigse soovina, ei ole see nii, sest just seda Skiff pakubki. See võtab oma disaini aluseks M113, arendades edasi selle pikaajalise ja väga eduka soomuki suurepäraseid aluseid, mis on aastate jooksul välja kujunenud. Säilitades selle kiiruse, tõhususe ja kasutusmugavuse, samal ajal täiustades selle kaitsevõimet täiesti uuele tasemele ning muutes selle paremini sobivaks 21. sajandi lahinguväljadele. See on paljuski M113 järgmine arenguetapp ning võimas märk Ukraina kiiresti arenevast ja üha innovaatilisemast kodumaisest kaitsetööstusest. Enne kui vaatame lähemalt Skiffi tehnilisi andmeid ja ainulaadseid võimekusi, siis kui selline teave sind huvitab, veendu, et oled The Military Show kanalile tellitud. Me analüüsime seda niimoodi igal nädalal. CCIF loodi Kiievis asuva ettevõtte UKR Armotech poolt ning on selgelt näha, miks nad pööravad selle põneva uue soomustransportööri kokkupanemisel suurt tähelepanu klassikalisele M113 mudelile. Kui vaatame tehnilisi andmeid, siis näiteks Skiffi kaaluks on teatatud kuni 15 tonni, mis on peaaegu identne M113-ga, mille kaal on 14 tonni. Ukraina soomustransportööril on ka suure jõudlusega 360 hobujõuline diiselmootor, mis peaks võimaldama saavutada tippkiirusi, mis on sarnased Ameerika soomustransportööri omadega. See uus disain loodi samuti selleks, et vastata M113 manööverdusvõimele, paindlikkusele ja sisemahule, nii et see tundub Ukraina sõduritele paljuski väga tuttav. Aga Skiffi pardal peaksid nad olema palju turvalisemad, sest suur erinevus nende kahe vahel seisneb soomuses. Tegelikult on Skiffil väidetavalt 2 korda rohkem kaitset kui M113L. Näiteks eespool on sellel NATO Stanag 4569 4. taseme kaitse, mis võimaldavad tal taluda 14,5 mm kuulipildu ja tuld või 155 mm suurtükimürsu plahvatust vahetusläheduses. Külgedel ja taga on Skiffil 3. taseme soomuskaitse, mis peaks olema piisavalt tugev, et taluda 7,62 mm kuulipildu ja tuld või suurtükimürskude plahvatusi mõõdukal kaugusel.
Kere all on soomustransportööri soomus piisavalt tugev, et taluda miiniplaavatusi. Täpsemalt öeldes suudab see väidetavalt taluda umbes 6 kilogrammi lõhkeaine plaavatust, kas otse kere all või roomikute all. Tänu sellele peaks Skifil olema palju paremad võimalused läbida kõige raskemaid ja ohtlikumaid rindelõike, hoides samal ajal sõdurit turvaliselt. Rääkides sõduritest, siis sellel Ukraina soomukil on piisavalt sisemist ruumi kuni 8 inimese jaoks korraga. Reisijad paiknevad tagaosas, kus on tagaluuk, mis avaneb alla, võimaldades lihtsat sisenemist ja väljumist. Eesosas mootori taga töötab igas masinas 3-liikmeline meeskond, juht, komandör ja lahingoperaator ehk kuulipildur. Droonide osas pole tootja avaldanud palju üksikasju Skifi droonivastaste võimete kohta, kuid selle tugevam soomus peaks paremini vastu pidama kui M113, taludes paremini lähedal toimunud drooniplahvatusi või langevat rususid. Arvatakse, et sellel on ka mingid elektroonilise sõjapidamise võimed, mis võimaldaksid segada lähenevate droonide sidepidamist ja potentsiaalselt need kursilt kõrvale juhtida, ning The Warzone'i eksperdid ootavad, et tulevikus lisatakse CG-faile ka mingi Cope Cage kaitsevõre. See saab olema spetsiaalselt disainitud soomuslisand, mille eesmärk on takistada droonidel otseselt kandurikerega kokku põrkamast, sarnaselt teiste Ukraina tankide ja sõidukite peal nähtud puuride ja siilitaoliste ogadega. Skif on varustatud ka Ukrainas toodetud side, navigatsiooni, tulejuhtimis- ja olukorrateadlikkuse süsteemidega, samal ajal kui kere esiosale on paigaldatud rida suitsugranaadi heitjaid. Ka see võib aidata soomukil vaenlase droonidest kõrvale hoida või surmatsoonist põgeneda, täites ala suitsupilvedega. Ja Skif ei ole loodud ainult kaitse- ja põiklemismanöövreid silmas pidades. Seda saab varustada kaugjuhitavate relvajaamadega, mille konfiguratsioonides on kas 12,7 mm või 14,5 mm kuulipilduja, koos 7,62 mm abirelvaga. Tänu sellele võiks Skifi meeskond teoreetiliselt tulistada vaenlase vägede ja sõidukite pihta või isegi proovida taevast lähenevaid droone alla lasta. See omakorda võiks muuta soomustransportööri veelgi mitmekülgsemaks sõidukiks kui M113. Kui see töötab nii, nagu reklaamitud, võiks see teha kõike, alates vägede toimetamisest eesliinile ja tagasi, kuni haavatud sõdurite evakueerimise või isegi mehhaniseeritud rünnakutes osalemiseni. See võiks olla väga tõhus ka ründedroonide viimiseks eesliini positsioonidele, kust need saavad õhku tõusta ja Vene positsioonidele tuld anda. Lühidalt öeldes on sellel kõik, mida on vaja, et olla Ukraina arsenali oluline täiendus. Ja UKR Armotech on juba oma prototüüpi katsetanud tehase katsetuste seerias, liikudes aeglaselt, kuid kindlalt täiemahulise sõjalise kasutuselevõtu suunas, samal ajal kui sõiduki disaini viimistletakse ja täiustatakse. Prototüübil on näiteks alumiiniumkorpus, nagu ka M113L, kuid ettevõte kaalub ka võimalust minna üle terasest soomustatud šassiile. See võiks pakkuda veelgi paremat kaitset vaenlase tule eest, kuid võib omakorda mõjutada sõiduki üldist struktuuri ja liikuvust. Praegu peab UKR Armotech importima umbes 60% sõiduki komponentidest, sealhulgas mootori, käigukasti, vedrustuselemendid ja roomikud erinevatest riikidest üle maailma. Kuid nad loodavad lõpuks jõuda sinnamaani, et suudavad lokaliseerida, toota ning tõhusalt omada ja hallata omaenda Skifi tarneahelat. See oleks tohutu saavutus, sest see tähendaks, et Ukraina ei peaks enam nii palju lootma liitlasriikidele, kes saadavad soomustransportööre siis, kui nad soovivad ja nii palju, kui nad otsustavad. Selle asemel oleks Kiievil kontroll. Kui neil on vajalik eelarve olemas, saavad nad toota nii palju neid sõidukeid, kui nende armee vajab, ning samal ajal valmistada kõik vajalikud varuosad ja süsteemid, et parandada ja hooldada kõiki lahingus kahjustada saanud soomustransportööre. Ja kuigi me ei tea täpselt, kui palju üks Skif maksma hakkab, on tõenäoline, et see on palju odavam kui näiteks $2,5 miljonit, mida USA kulutab oma järgmise põlvkonna soomustransportööri Armored Multipurpose Vehicle'i peale. Ukrainal ei ole sama suurt sõjalist eelarvet nagu USA'l, seega peab ta oma vahenditega ettevaatlikult ümber käima, kuid ta võiks alustada väikese hulga Skifide soetamisega ja seejärel järk-järgult edasi arendada. Tasub märkida ka seda, et nagu paljud teisedki Ukraina kaitsetööstuse ettevõtted, suhtleb UKR Armotech otse Ukraina sõduritega, et suunata oma projekteerimisotsuseid. Seda kinnitas ka ettevõtte tegevjuht Gennadi Kiri, kes ütles väljaandele Defense Express. Eelkõige tuginesime oma kontaktile sõjaväega, arusaamisele nende vajadustest ja kogemustele ratassõidukite kasutamisel lahinguväljal. Aktiivsed lahingutegevused Ukrainas on näidanud, et relvajõudude ja kaitsejõudude üksuste ning formeeringute liikuvuse tagamiseks ja säilitamiseks on vaja märkimisväärset hulka soomustatud sõidukeid. Tegevjuht märkis veel, et Ukraina kaitsejõud on väga huvitatud täiendavate roomiksõidukite saamisest, et aidata neil operatsioone läbi viia ja säilitada liikuvust raskesti läbitava maastikuga piirkondades. Kui rääkida liikuvuse säilitamisest raskel pinnasel, mudas või sulailmast tingitud oludes, siis roomikssoomukitel on ratassõidukite ees märkimisväärsed eelised. Roomiksõiduk on samuti vastupidavam ohtudele nagu miinid, suurtükikildud ja käsitulirelvade tuli.
On väga oluline näha, et sellised ettevõtted teevad tihedat koostööd Ukraina armeega, arvestavad sõdurite kommentaaride ja muredega ning kujundavad sisuliselt sõidukeid ja süsteeme täpselt nende vajadustele vastavaks. Tänu sellele saab selliseid uuendusi nagu SCIF kiiresti kasutusele võtta ja pakkuda lahinguväljal reaalset väärtust. Ja nii dünaamilises sõjas nagu see on aeg ülimalt oluline. Kiievi sõdurid ei saa endale lubada, et ettevõtted kulutavad aega arvukatele prototüüpidele ja pikkadele aeganõudvatele katsetustele. Nad vajavad uusi relvi, sõidukeid ja varustust nii kiiresti kui vähegi võimalik. Ja ettevõtted nagu UKR Armotech vastavad sellele kutsele. Siiski, hoolimata SCIF-i ümber kasvavast elevusest, on oluline seada realistlikud ootused selle rolli suhtes tänases sõjas. Ei ole võimalik, et Ukraina loobub järsku sadadest M113-st, mis tal endiselt kasutada on, ja läheb täielikult üle ainult SCIF-idele. See oleks tohutult raiskav. Ja hoolimata mõningatest probleemidest selle soomusega ei ole M113 sugugi nõrk. See on asjakohane ja kasulik soomustransportöör, millel on selles sõjas endiselt suur väärtus. Seetõttu kasutavad Kiievi väed tõenäoliselt ka edaspidi M113 erinevateks ülesanneteks, nagu vägede transport, meditsiinilised evakuatsioonid ja nii edasi, samal ajal kui SCIF-e hakatakse järk-järgult kasutusele võtma ning iga soomustransportööri kasutatakse vastavalt selle omadustele ja eelistele. Näiteks SCIF-i lisasoomus peaks muutma selle elujõulisemaks ja kasulikumaks valikuks olukordades, kus Ukraina peab paigutama vägesid või saatma droone välja kõige ohtlikumatest rindejoone punktidest. Ja kuigi täielik üleminek võib võtta aastaid, on Ukrainal nüüd selge tee ees. Kui neil õnnestub leida vajalikud rahalised vahendid ja ressursid, võiks see soomustransportöör tulevikus saada nende maismaajõudude lahutamatuks osaks ning samal ajal tuua potentsiaalselt palju raha, pakkudes seda ekspordiks ka teistele riikidele. Igal juhul on SCIF suurepärane täiendus relvastusele ja veel üks särav näide Ukraina üha innovaatilisemast kaitsetööstusest, mis jätkab relvade, laskemoona ja sõidukite loomist, millel on potentsiaal muuta selle sõja kulgu ning külvata hirmu ja kahtlust Venemaa komandöride südamesse. Aastaid on Venemaa droonid terroriseerinud Ukrainat, külvates üle riigi hirmu ja paanikat ning jättes endast maha surma ja hävingu. Lõpuks hakkab see kõik muutuma, sest midagi on hakanud neid droone halastamatu tõhususega jahtima ja hävitama, pühkides korraga minema kuni 95% Kremlile kuuluvatest parvedest. Ja see surmav kütija ei oota, kuni droonid on sihtmärkidele lähenemas või tiirlevad Ukraina linnade ja asulate kohal, et neid hävitada. See hävitab neid sõna otseses mõttes sadade kilomeetrite kauguselt, enne kui neil on võimalus ohustada ühtegi süütut elu. Me räägime Ukraina tõrjedroonidest, mis on nüüdseks saanud üheks olulisemaks elemendiks riigi õhukaitsevõrgustikus. Sest selgub, et üks parimaid viise droonidega tegelemiseks on lihtsalt veel rohkem droone. See on kindlasti kõige kulutõhusam lähenemine. Arvestades, et Venemaa Shahedi droonid maksavad umbes $20,000–50,000 tüki kohta, ei taha Ukraina tegelikult raisata $1,000,000 väärtusest tõrjerakette nende hävitamiseks. Neil on vaja odavamat ja lihtsamat viisi nende vastu taevas võitlemiseks ning tõrjedroonid sobivad selleks ideaalselt. Paljud neist droonidest maksavad valmistamiseks vaid paar tuhat $, kuid on nii nutikalt disainitud, et suudavad lihtsalt ja tõhusalt hävitada droone, mis on märksa suuremad ja kallimad. Näiteks Sting, mida toodab ettevõtte nimega Wild Hornets, maksab hinnanguliselt ühe ühiku kohta $1,000–2,500. See on erakordselt odav, mis võib panna mõned arvama, et see ei saa päris lahinguolukorras eriti tõhus olla. Kuid Stingi disain muudab selle tõeliseks teemoniks, millega Vene droonidelt tuleb rinda pista. See on kujult nagu kuul, mille alusele on paigaldatud 4 suure tõukejõuga mootorit, mis aitavad sel saavutada tippkiiruseks umbes 170 miili tunnis ehk 280 kilomeetrit tunnis ja kruiisikiiruseks umbes 100 miili tunnis ehk 160 kilomeetrit tunnis. Võimeline tõusma umbes 7 kilomeetri ehk 23 000 jala kõrgusele, mis on palju kõrgem kui Venemaa Shahedide 4,5 kilomeetrit ehk 13 000–16 000 jalga. Sting kannab 500 grammist ehk 11 naelast lõhkepead ning on varustatud nii päevavalgus kui ka termokaameratega, mis võimaldab tal tegutseda igal ajal, nii päeval kui öösel. Ja kuigi selle lennuaeg on vaid 15 minutit ning tegevusraadius 37 kilomeetrit ehk 22 miili, on Ukraina suutnud kasutada Stingi sihtmärkide tabamiseks kuni 500 kilomeetri ehk 310 miili kaugusel. Kõik see on võimalik tänu Wild Horneti Hornet Vision Controlile, digitaalsele video- ja telemeetria süsteemile, mis võimaldab Stingil edastada kvaliteetset videot ning olla juhitav väikese viitega isegi väga suurte vahemaade taha.
See muudab tavaliselt üsna lihtsa lühimaa FPV-tüüpi püüduri hoopis palju võimsamaks ja väärtuslikumaks kaugmaa õhutõrjevahendiks. See tehnoloogia pandi proovile ja läbis testi suurepäraselt. 2026 aasta aprilli alguses, kui ilmusid teated, et üks Ukraina piloot hüüdnimega Hulk hävitas 2 Vene Shahedi 500 kilomeetri kaugusel. See oli esimene kord ajaloos, kui midagi sellist juhtus. Mitte kunagi varem polnud droonipüüdur suutnud edukalt tabada ja hävitada oma sihtmärki nii kaugel operaatorist. Kasutades kõiki oma oskusi ja kogemusi, juhtis Hulk Stingi läbi keeruliste tingimuste, et hävitada oma sihtmärgid ja isegi kui Venemaa oleks üritanud teda takistada, poleks neil olnud mingit võimalust, sest ta polnudki piirkonnas, vaid oli sadade miilide kaugusel turvalises asukohas. Hulk on vaid üks liige Bulava droonirühmast, mis on mänginud juhtivat rolli droonisõjas ja avaldas internetis avalduse, et jagada rünnaku üksikasju. Üksus väitis, et see pole lihtsalt üksikjuhtum, vaid millegi uue algus. Surmavate püüdurdroonide massiline kasutuselevõtt, mis tegutsevad äärmuslikel kaugustel, tabades oma sihtmärke ülima täpsusega ja täiesti karistamatult. See võib kõike muuta. Ukraina droonimeeskonnad ja riigi kiiresti arenev droonitööstus on juba sõjakäiku enda kasuks pööranud, kuna Kiievi kaitsjatel on valida üha mitmekesisema ja surmavama mehitamata õhusõidukite UAV-de arsenali vahel. Kuid paljudel neist droonidest on piiratud tegevusraadius. Need suudavad lennata vaid suhteliselt lühikesi vahemaid, mis tähendab, et nende piloodid ja operaatorid peavad sageli olema üsna lähedal, seades end ohtu, et venelased võivad nad avastada ja sihikule võtta. Kui aga droonimeeskonnad suudaksid jälgida ja kaitsta tohutuid alasid, mis asuvad neist sõna otseses mõttes sadade miilide kaugusel. Selle asemel, et tegutseda tavapärases 20-30 kilomeetri raadiuses, suudaksid nad taeva täita püüdurdroonide parvedega, mis on valmis ja ootavad, et tegeleda iga Vene ohuga, mis julgeb nende vaatevälja siseneda. Parim osa on see, et selle taktika puhul oleks maapinnal vaja vaid minimaalset personali, hoides inimkaotuste riski täiesti minimaalsena. See on murranguline strateegia ja Ukraina kasutab seda juba edukalt, nagu kinnitas taas ka Hulk ise. Ukraina kaitsejõudude ametlikul YouTube'i kanalil avaldatud põnev video näitas operaatorit tegutsemas, kui ta vastas intervjueerija küsimustele ja samal ajal juhtis kaugelt droone. Intervjuu ajal ütleb Hulk, et tema üksus on olnud tegev alates 2025 aasta suvest ning on kasutanud püüdurdroone alates sama aasta novembrist. Vaid mõne kuu jooksul on see üksus suutnud hävitada ligikaudu 200 sihtmärki, sealhulgas 184 Shahedi. Mõnikord möödub päevi, ilma et ühtegi drooni hävitataks. Teinekord aga võtab üksus ette tõelise droonijahi, kus Hulk märgib, et nende praegune rekord on 20 drooni hävitamine ühe päevaga. Neist 17 võeti maha vaid pooleteise tunniga. Ta selgitab, kui märkimisväärne saavutus see on. Sellise tulemuse saavutamine on nüüd äärmiselt keeruline. Sa pead lõhke peale väga täpselt lähenema, et see õhus hävitada, nii et maapinnale jõuab maksimaalselt ainult mootor, mis põhimõtteliselt ei plahvata. Hulk ütleb edasi, et umbes 90% üksuse edukatest tabamustest hõlmas drooni lõhkepeade õhus õhkimist, et minimeerida asustatud aladele langevate rusude hulka. Nad võivad kasutada ka Stinge ja teisi tõrjedroone, et rammida Shahide ja teisi Vene droone, kuid sellega kaasneb suur rusude hulk ning plahvatusohtlikud lõhkepead võivad kokku põrgata allpool olevate majade, sõidukite ja ehitistega. Seetõttu peavad Ukraina piloodid olema äärmiselt ettevaatlikud, kui nad valivad hetke ründamiseks. Shahid ei pruugi plahvatada, see võib kukkuda ja tabada kedagi või maja. Seetõttu püüame lasta sellel asustatud aladest mööduda. Õnneks aitavad operaatoritel kaasa tõrjedroonide kiireks reageerimiseks loodud konstruktsioon, mis võimaldab need õhku saata vaid 30 sekundiga. Kui droon on õhus, saavad piloodid tänu drooni päevavalgus ja termokaameratele hõlpsasti hakata sihtmärke jahtima, Shahede jälgima ning nautima pidevat reaalajas andmevoogu oma mehitamata õhusõidukitelt, et teha järgmisi liigutusi ja otsuseid. Ja Shahididel on väga vähe võimalusi nende tõrjedroonide eest põgeneda. Nagu varem mainitud, lendavad nad tavaliselt umbes 45 kilomeetri kõrgusel maapinnast. Kuid Ukraina tõrjedroonid tegutsevad veelgi kõrgemal, andes neile selge ja takistusteta linnulennuvaate oma sihtmärkidele, kui nad taevas kihutavad. Tõrjedroonid on piisavalt kiired ja väledad, et jõuda järele isegi kõige kiirematele Vene droonidele.
Bulava meeskond kinnitas, et nad on juba suutnud tabada vähemalt üht reaktiivmootoriga Shahedi varianti, mis suudab tavaliselt saavutada tippkiiruseks kuni 600 kilomeetrit tunnis ehk 370 miili tunnis. Selle tõttu tunnevad operaatorid nagu Hulk end peaaegu nagu superkangelased, kui nad kasutavad oma ainulaadseid oskusi Vene ohtude kõrvaldamiseks ning oma rahva ja infrastruktuuri kaitsmiseks. Kas ma tunnen end superkangelasena? Jah, sest ma saan aru, et paljude tsiviilisikute elud sõltuvad minust ja mu vendadest, meie tegudest ja tulemustest. See ongi see, mis motiveerib. See ongi see, mis paneb oma tööd armastama. Meeskond tõstis eriliselt esile Stingi, kiites selle suurt töökindlust ja tõusust isegi rasketes tingimustes. Nad on end erakordselt hästi tõestanud. Meil pole üldse kaebusi. Oleme nendega lennanud -30 kraadiga. 10 lennust saavutame umbes 95% eduprotsendi. Kõige rohkem kaotame 10-st 1 drooni. Aga Sting on vaid üks paljudest Ukraina arsenalis olevatest tõrjedroonide tüüpidest. Aga enne kui vaatame mõnda teist, te vaatate saadet Sõjaväeshow. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on aeg seda teha. Kui Venemaa toetub tugevalt samale väikesele droonide valikule, siis Ukraina kiiresti arenev kodumaine kaitsetööstus koosneb nüüd tuhandetest ettevõtetest, kellest 100 töötavad aktiivselt uute droonitehnoloogiate kallal. See hõlmab mitmekesist valikut püüdureid, näiteks P1 Sun. Üks enim räägitud droone Kiievi käsutuses on P1 Sun, mida toodab ettevõte Skyfall. See on disainilt üsna sarnane Stingile, omades iseloomulikku kuulitaolist kuju. Ja sellel on võime liikuda kiirusega umbes 300 kilomeetrit tunnis ehk 185 miili tunnis. Kuid vajadusel võib see minna palju kiiremini, kuni 450 kilomeetrit tunnis ehk 280 miili tunnis, mis on piisavalt kiire, et jõuda järele enamikele vaenlase droonidele. Ühe ühiku hind on vaid $1000, mis teeb P1 Sunni valmistamise väga odavaks. Skyfall ütleb, et nad suudavad toota kuni 50 000 ühikut iga kuu ja see on vaid üks mudel ühest ettevõttest. On veel palju teisi. Näiteks Strela, mida toodab V-Drones, on liigitatud raketitüüpi õhutõrjepüüduriks. See lendab kiirusega umbes 350 kilomeetrit tunnis ehk 220 miili tunnis ja selle tegevusraadius on kuni 28 kilomeetrit ehk veidi üle 17 miili. See suudab kanda 500 grammist ehk 1,1 naelast kasulikku koormust, et hõlpsasti hävitada peaaegu iga vaenlase drooni, millega ta kokku puutub. Ja kuigi paljud droonid kasutavad sihtmärkide leidmiseks ja navigeerimiseks GPS-tehnoloogiat, mis muudab nad elektroonilisele sõjapidamisele haavatavaks. Kuid Strela uusim versioon ei sõltu üldse GPS-ist, vaid kasutab hoopis arenenumat segamisele vastupidavat sidesüsteemi. Nii nagu Sting ja P1 Sun on ka Strela odav toota. Ühe ühiku keskmine hind on umbes $2300 ning seda on lihtne suures koguses valmistada. V-Drones toodab praegu iga päev umbes 100 tükki. On olemas ka Zero 8, mille toodab ettevõtte nimega Fourth Law. See droon erineb veidi enamikust teistest püüduritest. See tõuseb õhku vertikaalselt, kuid läheb siis õhus üle horisontaallennule, sarnaselt 4 rootoriga õhusõidukile kruiisirežiimis. Selle tööraadius on 20 kilomeetri ja maksimaalne kiirus 326 kilomeetrit tunnis ehk 202 miili tunnis. See kasutab ka tehisintellekti tehnoloogiat, mis võimaldab tal tuvastada ja lukustada Shahidid automaatselt, ilma et piloot peaks seda käsitsi juhtima. Tänu oma termokaameratele ja väikesele, kuid surmavale laengule suudab see hõlpsasti Shahedi taevast alla kukutada. Ka Octopus täidab sarnast rolli. See on Eucharist Spec Systemsi ja Project Octopusse ühise pingutuse tulemusena loodud ning sellel tõrjedroonil on muljetavaldav 30 kilomeetrit, 18,5 miili lahinguraadius, 15 minutit lennuaega ja tippkiirus 300 kilomeetrit tunnis. Samuti suudab see kanda suuremat koormat kui enamik teisi, ulatudes 1,2 kilogrammini ehk 2,6 naelani. Tehisintellekti pildituvastuse ja automaatse lõppjuhendamisega on see droon, nagu ka Zirov 8, poolautonoomne. Piloot saab seda aidata algses õhkutõusu ja sihtmärgi leidmise faasis. Kuid kui see on leidnud Shahedi või mõne muu drooni, mida hävitada, võib tehisintellekt juhtimise üle võtta ja tööveatult lõpule viia. Ja Ukraina tõrjedroonide armee muutub ajapikku ainult tugevamaks ja mitmekesisemaks.
näiteks 2026 aasta märtsis teatas riigi kaitseministeerium uute Jedi Shahid Hunter droonide kasutuselevõtust. Neil on kerged ja kompaktsed, kuid vastupidavad raamid, 4 võimsat elektrimootorit ning suure mahutavusega akud, mis võimaldavad neil õhus püsida kauem kui teistel mudelitel. Kaaludes vaid 4 kilogrammi ehk 9 naela, on Jedi varustatud 500-grammiste kasulike koormatega ning suudab tõusta umbes 20 000 jala ehk 6 kilomeetri kõrgusele maapinnast. Need suudavad tabada sihtmärke kuni 40 kilomeetri ehk 25 miili kaugusel starditsoonist ning lennata kiirusega kuni 350 kilomeetrit tunnis ehk 220 miili tunnis. Jedi tugineb samuti inim- ja tehnoloogilise panuse heale tasakaalule, et otsida ja hävitada oma sihtmärke. Inimkontrollmeeskonnad juhivad nende lennutrajektoori ja sihtimist, samal ajal kui lähedal asuvad radarid edastavad droonile reaalajas andmeid, aidates tal täpselt määrata vaenlase droonide asukohti ning neile kiiresti ja tõhusalt läheneda kohe, kui need ulatusse jõuavad. Nagu teisedki püüdurid, on Jedi varustatud nii päevavalgus kui ka termokaameratega, et töötada nii päeval kui öösel. Ja sellel on piisavalt lõhkeainet, et alla tuua mitte ainult Shahedid, vaid ka Jeroni ja Kabera ründedroonid ning samuti Zala ja Supergam luureplatvormid. Ja lähinädalatel ja kuudel on oodata veelgi rohkem raha Ukraina kaitsetööstusesse. Näiteks 90 miljardi euro ehk 105 miljardi dollari suurune laen, mille Euroopa Liit kavatseb saata Kiievile. Riigi püüdurid muutuvad sõja kestel ainult targemaks, tugevamaks, kiiremaks ja surmavamaks. Sest Venemaa on selles etapis sisuliselt kõik panused droonisõjale pannud. Droonid on tõesti ainus tööriist, millega Kreml saab usaldusväärselt Ukrainale kahju teha. Nende tankid polnud ilmselgelt piisavalt head, sest neid on sõna otseses mõttes tuhandeid õhku lastud miinide, rakettide ja kamikaatse droonide poolt. Nende soomukid on osutunud sama kasututeks Ukraina kindlustatud eesliini positsioonide läbimurdmisel. Ja nende enesetapelikud rünnakurühmad, mis koosnevad nüüd tavaliselt 15-20 teadmatuses värvatust, kellel puudub väljaõpe, toetus ja arusaam, mida nad tegema peavad. Jätkavad peaaegu olematu mõjuga väärtusliku territooriumi hõivamisel või Kremli välja kuulutatud sõjaeesmärkide saavutamisele lähemale jõudmisel. Droonid on president Vladimir Putini ja tema komandöride viimane meeleheitlik panus. Need põhjustavad Ukrainas rohkem ohvreid kui ükski teine relv ning on vähemalt võimaldanud Venemaal kahjustada ja hävitada Ukraina taristut, nagu alajaamad ja logistikasõlmed. Seetõttu on Kreml suurendanud oma droonide tootmist, suunates raha tootmistehastesse ja tootes üha rohkem Shahede ja teisi ründedroone, lootuses vastast üle koormata. Mõnda aega kartsid analüütikud, et see strateegia töötab, sest rohkemate droonide korral taevas annaks isegi Ukraina maailmatasemel õhutõrjevõrk lõpuks survele järele. See oleks sunnitud kasutama oma piiratud hulgal õhutõrjerakette, raisates miljoneid dollareid väärt varustust lihtsalt selleks, et kaitsta oma territooriumi ja rahvast. Ja lõpuks, isegi kui suudetaks hävitada 80 või isegi 85% vaenlase ohtudest, pääseks ikkagi piisavalt läbi, et põhjustada tõsist ja püsivat kahju. Õnneks on Ukraina taaskord tõestanud oma kahtlejatele vastupidist ja pööranud näiliselt võimatu olukorra enda kasuks, ning see kõik on tänu nendele õhutõrjedroonidele. Need võimaldavad Kiievi kaitsjatel Vene drooniparvede vastu võidelda kõige kulutõhusamal ja mõjusamal viisil, hävitades mitte ainult enamiku vaenlase droonidest, vaid tehes seda ka kaugel Ukraina linnadest ja asulatest, kus neil pole mingit võimalust tõsist kahju põhjustada. Ja iga kord, kui droon alla lastakse, tähendab see kümnete tuhandete dollarite väärtuses Kremlile kuuluvat raha leekidesse lendamist. Üksikult pole see palju, aga kõik need kaotused kogunevad. Ja kuna Venemaa majandus on üha raskemas olukorras, ei saa riik endale lubada raha ja ressursse niimoodi raisata nii väikese kasu nimel. See ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik. Ja hoolimata oma hooplemisest ja uhkeldamisest teab seda ka Putin. Ukraina jaoks on see aga palju kasulikum. Kasutada $1000 maksvat drooni, et hävitada. $50 000 suurune oht on igal juhul suur võit. Ja Ukraina droonimeeskonnad muutuvad oma tõrjedroonidega järjest osavamaks. Näiteks 2026 aasta märtsis tulistasid nad väidetavalt alla üle 2300 õhuohu. See oli 55% rohkem kui eelmisel kuul. Kui Ukraina suudab sellist tempot hoida, võib ta peagi iga kuu tuhandeid droone rohkem alla võtta, neutraliseerides suurima ohu, mis Venemaal veel alles on.
ja kui Kremlile kuuluvad droonid muutuvad sisuliselt kasutuks, jäävad Putini komandörid lootma oma mõttetule rindepealetungile, mis on üha meeleheitlikum katse maad võita. Ukraina, keda samal ajal tugevdab tema tõrjedroonide laevastik, võib peagi leida Vene rindes nõrku kohti, kasutades vaenlase nõrgenenud seisundit ära, et edasi tungida ja väärtuslikke alasid tagasi vallutada. Lühidalt öeldes, olukord pöördub jätkuvalt Ukraina kasuks. Nüüd muutub Ukraina järjest tugevamaks, samal ajal kui Venemaa väed püsivad muutumatuna. Ja saate rohkem teada, kuidas see toimub selles videos, mis näitab, kuidas Ukraina jõhker süvarünnakute kampaania on purustanud kaitseliinid nii okupeeritud aladel kui ka Venemaa piirkondades. Ukraina sõdur lesib diivanil, võib-olla rüüpab ta limonaadi või sööb peotäie krõpse. See on mõnus lõõgastumise hetk, kuid siis meenub sulle, et sul on töö teha. Nii et sa võtad juhtpuldid kätte ja saadad õhku tõrjedrooni. Veel üks Venemaa Shahed-tüüpi droonidest kukub alla. Oma diivanilt oled sa just alla toonud Vene drooni, mis lendas 100 kilomeetrite kaugusel. Ja sa ei pidanud selleks isegi Ukrainas olema. Ukraina insenerid on leidnud geniaalse viisi, kuidas rünnata Venemaad peaaegu ükskõik kust ja Putin saab vaid pealt vaadata, kuidas tema drooniparved valu tunnevad. See kõik on Ukraina kaitseministri Mihhailo Fjodorovi sõnul, kes ütleb, et Ukraina on välja töötanud ja kasutusele võtnud uue võimekuse, mis muudab nende tõrjedroonid võimekamaks kui kunagi varem. Nüüd ei pea droonioperaatorid enam olema rindel, et oma tõrjedroone lennutada. Nad võivad olla peaaegu ükskõik kus, sadade või isegi tuhandete kilomeetrite kaugusel. Kiievis võib tõrjeoperaator lennutada drooni, mis hävitab Vene Shahedi Donetskis. Lvivis, mis on üks läänepoolsemaid suuri linnu Ukrainas, võib see operaator diivanil lesida, samal ajal kui ta kasutab oma tõrjedroone Shahedite hävitamiseks Sumõs, Zaporižjas või peaaegu ükskõik kus mujal Ukrainas. Fjodorov ütleb isegi, et Ukraina tõrjedroone saab juhtida ka välismaalt, mis avab täiesti uued võimalused inimestele, kes ise Ukrainas ei viibi, liituda võitlusega Venemaa vastu. Venemaa arvas, et tal on Ukraina droonioperaatorite tegevus läbi hammustatud, kuid siis muutus midagi. See miski on avalikuks tulnud pöörastes katsetes, mis näitavad, kui hästi Ukraina tõrjedroonid töötavad isegi siis, kui neid juhivad inimesed, kes asuvad sadade kilomeetrite kaugusel. Selles katses kasutas operaator süsteemi nimega Hornet Vision Control, mille arendas ettevõtte nimega Wild Hornets ja mis paistab olevat valmis lahinguvälja revolutsiooniliselt muutma. Põhja-Ukrainas asuv droonioperaator juhib tõrjedroone, mida kasutati Shahidi droonide allatulistamiseks umbes 500 kilomeetri kaugusel. On olemas isegi videomaterjal, mis tõestab Ukraina uusi võimeid. Seadistus ei erine sugugi sellest, mida mängur kasutaks Call of Duty või PUBG mängimiseks. Droonioperaator istub arvuti ees. Ekraanil on kristallselge reaalajas pilt Sting-tüüpi püüdurdroonilt, mis lendab umbes 2000 kilomeetri kaugusel. Kontroller käes teeb operaator väikeseid muudatusi, mis kajastuvad koheselt püüdurdrooni liikumises ekraanil. See on kaugjuhitav sõjapidamine. Ja see tähendab, et isegi tavaline mängur võib nüüd mängida suurt rolli Ukraina õhutõrjes Vene droonide vastu. See uus tehnoloogia oli aasta aega väljatöötamisel, nagu Fjodorov avaldas 23. aprilli Telegrami postituses, kus ta tutvustas uut innovatsiooni, mille Ukraina on välja töötanud, et võidelda Venemaa Shahedi ohuga. Aasta tagasi alustasime Brave-One'i kaudu püüdurdroonide kaugjuhtimistehnoloogia arendamist ja testimist. Täna on meil kinnitatud tulemus, sihtmärkide allatulistamine sadade ja tuhandete kilomeetrite kauguselt, teatas Fjodorov. Nii et Brave-One teeb täpselt seda, milleks ta loodi. 2023 aastal Ukraina käivitatud Brave-One on valitsuse toetatud kaitseinnovatsioonikeskus, mis võimaldab Ukrainal toetada ja investeerida droonitootjatesse ja idufirmadesse üle kogu riigi. Idee seisneb selles, et innovaatorid saavad platvormil registreeruda ning Ukraina saab investeerida tehnoloogiatesse, mis tõenäoliselt kõige enam aitavad teda sõjas Venemaa vastu. 100 kilomeetrid eemalt juhitavate tõrjedroonide kasutamine tundub olevat Ukrainale üsna hea rahakasutus. Ja kes teab, võib-olla saab sellest tulevikus tehnoloogia, mida saab integreerida Ukraina FPV droonidesse. See muudaks Ukraina sõja täielikult ja me selgitame peagi, miks see nii on. Praegu eelistab Fjodorov keskenduda sellele, mida see uus tehnoloogia tähendab Ukraina õhutõrje tuleviku jaoks. Ukraina on esimene riik maailmas, kes on süsteemselt laiendanud püüdurdroonide kaugjuhtimist. See on näide kaitseinnovatsioonide rakendamisest ja uue õhutõrje standardi kujundamisest, märgib Fjodorov. Ja tundub, et Ukraina püüdurdroonide tootjad on selle täiesti uue tehnoloogia kiiresti omaks võtnud. Rohkem kui 10 neist on juba hakanud kaugjuhtimise võimekust oma püüdursüsteemidesse integreerima. Kuidas seda kõike teeb, on väga rangelt hoitud saladus.
ja nii see peabki olema. Ukraina ei taha anda Venemaale mingeid vihjeid, mis võiksid viia selleni, et Putini käsilased töötavad välja sarnase süsteemi, millega nad saaksid Ukraina enda kaugmaarünnakuid nurjata. Lõppude lõpuks hakkab Ukraina selles vallas Venemaast ette jõudma. Märts oli esimene kuu pärast Putini sissetungi algust, mil Ukraina tulistas rohkem droone Venemaa territooriumile, kui Venemaa suutis tulistada Ukrainasse. Selle eelise säilitamine on Ukraina sõjapingutuste jaoks ülioluline, eriti kuna Ukraina töötab selle nimel, et muuta oma kaugmaadroonid surmavamaks ja täpsemaks. Nii et Ukrainal on käes üsna muljetavaldav uus tehnoloogia. Vaatame, mida sadade või isegi tuhandete kilomeetrite kauguselt juhitavad droonid sõja tuleviku jaoks tähendavad. Alustame pilootidest, keda Fjodorov oma avalduses mainib. Varem olid need piloodid tugevalt piiratud sellega, et nad pidid jääma kasutatavate droonide tegevusraadiusesse. Interceptor-droonide operaatorite jaoks tähendas see tavaliselt seda, et nad pidid jääma linnadesse, mida Venemaa oma šaheditega sihib. Rindel tähendab see, et FPV-droonide operaatorid ei saa liiga kaugele taganeda, vastasel juhul kukuvad nende droonid maha ega saa tapatsoone patrullida. See. Ukraina kõrvaldas 2026 aasta märtsis rekordilised 35 351 Vene sõdurit, mis järgnes 2 teisele kuule. See viis selleni, et Venemaa esimese kvartali kaotuste arv ületas 90 000 sõduri piiri. See vajadus lähedaloleku järele on probleem ning Venemaa on püüdnud seda ära kasutada. Juba oktoobris teatas Business Insider, et Venemaa andis käsu jahtida üles piloodid, kes juhivad Ukraina droonipõhist kaitset. Ukraina droonipiloodid on suurim oht, kõige väärtuslikumad sihtmärgid Putini enda droonioperaatorite jaoks. Vene eelistatud relvadeks on olnud ka raketid ja pommid, kui nad üritavad hävitada Ukraina territooriumile loodud droonide juhtimiskeskusi. Ilmselgelt on see rindel probleem. Venemaa teab, et Ukraina FPV droonioperaatorid ei saa olla rindejoonest liiga kaugel, sest ka Venemaal on oma droonioperaatorid. Kuid isegi Ukraina linnades, kus piloodid juhivad tõrjedroone, teab Venemaa, et vaid üks õnnelik raketitabamus võib hävitada terve operaatorite baasi, nõrgendades sellega oluliselt linna kaitsevõimet. Vähemalt varem oli see kõik nii. Nüüd, kui Ukrainal on uus kaugjuhtimistehnoloogia, mis võimaldab operaatoritel oma droone tohutust kaugusest juhtida, on kogu mäng muutunud. Piloodid ei pea enam kogunema droonide juhtimiskeskustesse. Nad saavad hajutada oma tegevust ja asuda sinna, kuhu soovivad. Operaatorite vigastamise oht on nüüd viidud miinimumini. Isegi kui Venemaal õnnestub tabada drooni või raketiga, saab pihta vaid üks operaator. Neid on veel kümneid, kõik asuvad märkamatutes kohtades ja panustavad Ukraina kaitsmisse, kasutades vaid sülearvutit ja juhtpulti. Kui sõda on ressursimäng, siis Ukraina on just leidnud uue viisi, kuidas hoida oma kulud. Nii inimkaotused kui ka muud kulud madalad, samal ajal, kui ta põhjustab Venemaale võimalikult palju kahju. Aga liigume korraks ajas tagasi. Oleme FPV droonioperaatoreid juba paar korda maininud. Aga praegu kasutatakse Ukraina kaugjuhitavat tehnikat peamiselt püüdurdroonides. Tõenäoliselt see aga kaua nii ei jää. Fjodorov on märkinud, et Ukraina uus süsteem on skaleeritav ja seda saab kõikjale laiali jagada. Umbes 10 ettevõtet, kes selle kasutusele on võtnud, võivad praegu kõik olla püüdurdroonide tootjad. See on loogiline. Venemaa õhuohu tõrjumine on Ukraina jaoks prioriteet. Kuid tõenäoliselt ei lähe kaua, enne kui Ukraina FPV droonide tootjad hakkavad seda uut tehnoloogiat integreerima droonidesse, mida Ukraina kasutab rindel välja arendatud tapatsoonides. Sellised uuendused ongi määratlenud Ukraina kaitset Venemaa agressiooni vastu juba üle 4 aasta ning Ukraina alles alustab. Seda tuleb veel palju juurde. Arendatakse uusi meetodeid, mis võimaldavad Ukrainal oma tõrjedroone kasutusele võtta. Ärge lahkuge, sest varsti avaldame, mis need on. Enne seda väike meeldetuletus, et vaatate sõjasaadet. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis kindlasti tellige meie kanal. Me analüüsime neid teemasid sellisel moel igal nädalal. Pöördume korraks tagasi Ukraina tõrjedroonide juurde. On põhjus, miks Ukraina keskendub kõigepealt just selle osa oma drooniväe täiustamisele. Tõrjedroonid on osutunud äärmiselt tõhusaks ja numbrid kinnitavad seda. Üks esimesi selle uue põlvkonna droone, mille Ukraina kasutusele võttis, on P1 Sun. Skyfalli loodud droon avalikustati 2025 aasta Dubai lennundusnäitusel ning see annab meile hea ettekujutuse sellest, mis teeb tõrjedroonid nii väärtuslikuks. 3D prinditud kerele ehitatud droon aitab hoida kulud nii madalal, et selle ehitamine on isegi odavam kui Venemaa poolt Ukraina pihta lastavad odavad Shahed-tüüpi droonid. P1 Suni toodeti selle avalikustamise ajaks juba iga kuu tuhandeid. Tänaseks näitab see tõrjedroon selgelt, miks see on Ukrainale nii väärtuslik. 23. aprilli raportis avaldas Pravda, et ainuüksi P1 Sun on alates 2026 aasta algusest suutnud tõkestada üle 3000 Venemaa Shahed-tüüpi drooni.
Ukraina kaitseministri nõunik Hanna Hovostjar tõi esile kulueelised, öeldes, et Ukraina tootjad lõid tõrjedroonid, mille keskmine maksumus on kuni $3000, võimaldades kaitseväel tõkestada kuni 90% Venemaa Shahed-tüüpi droonidest. Pea see protsent meeles, me tuleme selle juurde tagasi. Vozdia avaldas ka, et 4-5 kõige tõhusamast tõrjedroonist, mida Ukraina kasutab, ning ta nimetas B1 Suni koos varem mainitud Stingi, Meropsi ja Bliskavkaga on loodud Ukraina erasektori ettevõtete poolt. Ainult ühte neist 5 toodetakse Ukraina ja Ühendkuningriigi ühise arendustöö raames ning kõik 5 takistavad Venemaa katseid kasutada oma droone, et saada Ukraina ees ülekaal. Võttes laiemalt vaatluse alla Ukraina tõrjedroonide tõhususe, teatas Pravda ka Fedorovi kommentaaridest nende mõju kohta sõjale. Ainult märtsis hävitasid Ukraina tõrjedroonid Fedorovi väitel rekordilised 33 000 Vene drooni. See number võib sulle alguses kummaline tunduda. Oleme palju rääkinud tõrjedroonide kasutamisest Vene Shahed-droonide vastu, mis on kaugmaa ründedroonid, mida Venemaa Ukraina pihta tulistab. Tõepoolest, ABC märgib, et Ukraina õhujõudude andmetel tulistas Venemaa märtsis Ukraina pihta 6462 kaugmaa drooni. 33 000 ei mahu 6462 sisse, nii et mis toimub? Ukraina tõrjedroonid ei hävita ainult Shahed-droone. Fjodorov mainis Zala, Gerbera, Molnaja ja Orlani droone ning veel mõningaid täpsustamata tüüpe, mis näitab, et Ukraina tõrjedroonid suudavad sihtida rohkem kui ainult Venemaa Shahed-droone. Ka tiirutavad ründedroonid on sihikule võetud, samuti luuredroonid ja võib-olla isegi FPV ning fiiberoptilised droonid, mida Venemaa on püüdnud Ukraina vastu kasutada. Kui tegemist on drooniga, millel on oma laeng, muutub see tõrjedrooni sihtmärgiks. Ja kui lisada Ukraina operaatorite uus võime juhtida oma tõrjedroone 100 kilomeetrite kauguselt, seisab Venemaa silmitsi uue probleemiga, mida ta ei suuda lahendada. Nende droonid hävitatakse ja nad ei saa midagi teha, et seda takistada. Nagu me hetk tagasi ütlesime, on tulemas veelgi rohkem tõrjedroonide uuendusi. Ukrainal on piloodid, kes suudavad tõrjedroone juhtida väga suurelt kauguselt. Järgmisena arendatakse tehnoloogiaid, mis võimaldavad tõrjedroonidel jõuda sihtmärkidele võimalikult lähedale enne nende käivitamist. 21. aprillil teatas Breaking Defense, et Ukraina saavutas taas maailmas esmakordse saavutuse. Seekord lasi Ukraina mõned oma tõrjedroonid välja mehitamata veesõidukilt ning need droonid hävitasid Vene Shahedi. See, mida me siin näeme, on õhu- ja merevõimekuse lõimimise tase, mis on Venemaa täiesti ootamatult tabanud. Ukraina kaitseministeerium on isegi avaldanud juhtumi videomaterjali, märkides, et selle saavutuse viis läbi 412. Nemesise brigaad. Mõtle, mida see tähendab Ukraina õhutõrje jaoks. Paljud Venemaa kaugmaa droonid ei stardita mitte Venemaalt endast, vaid ebaseaduslikult okupeeritud aladelt, mida Venemaa kontrollib Krimmis ja Ida-Ukrainas. Selle uuendusega on Ukraina arendanud võimekuse saata meredroone Mustale merele, mis suudavad välja lasta püüdurdroone, et hävitada okupeeritud aladelt teele saadetud Vene Shahedi droone juba ammu enne, kui need jõuavad Ukraina linnade ja sügavamal mandril asuva taristuni. Kui Ukraina suudab seda strateegiat laiendada, võib Krimm muutuda droonide stardiplatvormina praktiliselt kasutuks. Iga Shahed, mida Venemaa üritab poolsaarelt välja saata, võiks olla allatulistatud mehitamata merel asuvatelt platvormidelt välja lastud tõrjedroonidega, mida juhivad operaatorid sügaval Ukraina sees. See on sügav õhutõrje ja see on midagi, mida püüdurdroonid ei peaks suutma teha. Samas on palju asju, mida Ukraina ei peaks suutma teha, aga ta on need ikkagi ära teinud. Musta mere laevastiku väljatõrjumine, mis teeb võimalikuks meredroonide sellise kasutamise, on üks neist. Venemaa on sunnitud oma kunagisest kardetud laevastikku Krimmist välja viima, sest Ukraina droonide raketid on sellest kolmandiku hävitanud. Selle viimase uuendusega saab Ukraina sellest taganemisest kasu lõigata ning kui tõrjedroone kandvad meredroonid satuvad väärtusliku sihtmärgi peale, saavad nad selle hävitada, teades, et rünnakus kaotatud tõrjedroonid maksavad vaid paar $1000 tükk. Ausalt öeldes on see Ukraina poolt geniaalne. Ja see pole ainus uudne meetod, mida Ukraina kasutab oma tõrjedroonide saatmiseks Venemaa kaugmaa droonide vastu. Vaid päev pärast uudist merelaeva uuenduse kohta avaldas Militani, et Ukraina on hakanud taevasse saatma ka tõrjedroone, mis on kinnitatud emalaev droonide külge. Täpsemalt on Ukraina kasutanud oma Thora drooni tõrjedroonide õhupõhise kandjana. Elektriversioonil on lennukestvus kuni 90 minutit ja sisepõlemismootoriga variandil kuni 240 minutit. Thora tegevusraadius ulatub kuni 400 kilomeetrini. See on ideaalne tiirutav droon ning Ukraina on seda varem kasutanud luuretegevuseks, kuid sellel on ka paar tiivaalust kinnituspunkti, peaaegu nagu väikesel hävitajal. Ukraina saab nendele kinnituspunktidele paigaldada paar tõrjedrooni ja tulistada neid nagu rakette lähenevate Shahidide pihta, et need hävitada. Jällegi, see on geniaalne. Innovaatiline ei tundu selle arengu kirjeldamiseks isegi piisav sõna.
Ukrainal on siin üks droon, mis suudab õhus veeta tunde, otsides lähenevaid šahiideid. Kui see ühendada kaugjuhtimistehnoloogiaga, mida kasutatakse Ukraina püüdurdroonides, saadakse teisene relv, mida saab vajadusel välja lasta ja mis suudab täiuslikult lennata sihtmärgi poole, mis võib olla isegi kaugemal kui Thora maksimaalne ulatus. Kujutage ette 2 operaatorit, kellel mõlemal on sülearvutid ja juhtpuldid ning kes ühendavad jõud nende droonide kasutamiseks. See on Ukraina pöörane leidlikkus. See näitab meile ka üht asja. Venemaa ei suuda kunagi piisavalt kiiresti kohaneda Ukraina uuendustega. Mõni kuu tagasi olid selleks tõrjedroonid. Täna lastakse tõrjedroone välja teistelt droonidelt ja neid juhivad operaatorid, kes võivad Venemaa jaoks istuda kas või Kiievis diivanil. Kõik, mida me praegu Ukrainast näeme, on suunatud selle õhutõrje tugevdamisele. Kuigi Ukraina on nüüd Venemaast ees pika tegevusraadiusega droonide vallas, saadab Venemaa endiselt iga kuu tuhandeid oma šahedeid ja teisi droone Ukrainasse. Ukraina teab, et see on tohutu probleem. Shahedi parved ajavad õhutõrje segadusse, mis võimaldab Venemaa palju ohtlikumatel ballistilistel ja tiivrakettidel läbi murda. Selle ohu vastu võitlemiseks ütleb Fjodorov, et ta tahab, et Ukraina jõuaks sinnamaani, kus nad suudavad kinni püüda vähemalt 95% Venemaa laskekehadest. See on kindlasti ambitsioonikas eesmärk, kuid see hakkab ka väga saavutatav välja nägema. Ukraina, kes ehitab üles selle tõrjesüsteemi vundamendile, mille nad on loonud kõigi nende uuendustega, millest me siin rääkisime, aitab sellele kaasa. Tehnoloogiale, mis algselt oli lühimaa lahendus, antakse nüüd piisavalt ulatust, et see suudaks tegeleda šahedi parvedega juba ammu enne, kui need jõuavad õhutõrjeni, mida need parved peaksid üle koormama. Ukraina hakkab juba praegu lähenema oma 95% eesmärgile. 3. aprillil korraldas Venemaa rünnaku, mis hõlmas 579 laskekeha, teatab Euroopa Poliitika-analüüsi keskus. Ukrainal õnnestus neist 541 laskekeha alla tulistada, mis annab peaaegu 94% tõrjemäära. Veel umbes protsendi võrra rohkem ja sihtmärk oleks saavutatud. Tõsi, need numbrid salvestati ühe Vene rünnaku kohta, kuid kui vaadata märtsi, siis Ukraina läheneb juba 95%-le. Samuti teatas Ukraina kaitseministeerium 3. aprillil, et Ukraina õhutõrje suutis hävitada 90,25% Venemaa droonidest ja 74% rakettidest, mis teeb kogutõrjemääraks 89,9%. Ukraina on juba õigel teel. Operaatorid, kes saavad juhtida tõrjedroone oma diivanilt, potentsiaalselt teistest riikidest, tähendab lihtsalt seda, et nad saavad tegutseda turvaliselt, samal ajal rohkem panustades Ukraina tõrje-eesmärkide saavutamisse. See, mida me siin näeme, on millegi suure algus. Uus õhutõrjeversioon, mis vastab mitmekihilise kaitsenõudele, mille Fjodorov välja tõi ja teeb seda droonipõhiste tehnoloogiatega, mis on palju odavamad ja targemad kui need Shahed-tüüpi droonid, mida Venemaa kasutab. Ukraina oleks sõja alguses selle tehnoloogia nimel kõigeks valmis olnud, aga nüüd on see neil olemas. Meil on käes veel üks uuenduste laine, mis sündis vajadusest peatada Putin ja see tähendab hukatust ühele Venemaa kõige tõhusamale strateegiale. Täna juhitakse tõrjedroone diivanilt. Homme võivad need olla FPV ja luuredroonid, mida juhitakse tapatsoonides 100 miil eemal ning mis on sama tõhusad kui varem, võimaldades Ukrainal kaitsta rohkem oma sõdureid. Kui elavjõu säästmine on Ukraina prioriteet, siis sellise õhudroonide armee arendamine on viis, kuidas oma inimesi kaitsta. Isegi meie ei näinud seda ette. Me ei saa jätta mõtlemata, milliseid muid trikke Ukraina strateegid veel varuks peavad, millest me pole veel kuulnud. Ukraina robotarmee on päris ja see pole ainult see, mida ta taevas teeb, mis paneb Putini ülejäänud juukseid peast kiskuma. Ukraina enesekaitsekampaaniat Venemaa vastu on iseloomustanud muljetavaldav tehnoloogiline innovatsioon. Iga idee, millega Venemaa välja tuleb, näib saavat vastuseks leidliku lahenduse. Kuid mõnikord suudab isegi Ukraina meid üllatada oma kollektiivse geeniuse täieliku veidrusega. Midagi šokeerivalt lihtsat viib Venemaa tagasi kiviaega. Kui Putini väed on Ukraina sõjas tõelise mängumuutja poolt põlvili surutud, peitub võti grafiidis. Selgitame hiljem, miks see lihtne mineraal on nii oluliseks muutunud, kuid kõigepealt räägime sellest, mida Ukraina on grafiidiga teinud, mis on Venemaa väed nii ärevile ajanud. Sõjast räsitud Donetski piirkonnas üritavad Venemaa väed läbi murda. Nad ründavad Donetski kindluslinnade vööndit, kuid jäävad selgelt alla. Ainuüksi märtsis kaotas Venemaa üle 35 000 sõduri, paljud neist Donetskis. Kõik sellepärast, et Putin ei loobu oma hullumeelsest vajadusest vallutada see surmav territoorium. Ainus asi, millele Venemaa on saanud loota, on jõud. Elekter on kõik tänapäevases sõjapidamises. Radarid, õhutõrjesüsteemid ja terved juhtimiskeskused töötavad elektri peal ning Venemaa on suutnud okupeeritud aladel elektrijaamad enda kontrolli alla võtta, et tagada oma sõduritele alati vajalik elekter, kuid nüüd on midagi muutunud. Teated on hajutatud.
Ukraina pole teatanud, et ta laseb Venemaa vastu käiku täiesti uue relva. Ukraina hoiab vaikust, lastes Venemaa vägedel ise selle relva mõju omal nahal kogeda, ilma et nad saaksid ette mingit hoiatust selle kohta, mis tulemas on. Kuid nüüd hakkame sellest kuulma Putini käsilaste käest koha peal. Ukraina viskab pomme Donetskile, kuid need pommid ei plahvata tulimöllus, mis neelab sõdureid ja hävitab sihtmärke. Need vabastavad taevasse midagi muud. Aine, mis jätab Vene sõdurid elektrita, paisates nad tagalas pimedusse, kui rindel sõdurid läbi kukuvad. Ukrainal on grafiidipommid ja Venemaa on sellepärast vihane. Aprilli alguses teatas Defense Express, et Venemaa väed okupeeritud Donetskis väidavad nüüd, et Ukraina on okupeeritud aladel õudsetes öistes reidides grafiidipomme kasutanud. Teile ei pea ütlema, et öö on ideaalne aeg selliste pommidega elektrit katkestada. Kui tuled kustavad, satuvad Vene sõdurid paanikasse. Need väited ei ole ka lihtsalt õhust võetud. Hirmunud sõdurid jagavad kaadreid sellest, mida nad väidavad, et Ukraina on hakanud kasutama. Ühes klipis, mis on X-is laialt levinud, näeme, kuidas Vene õhutõrje tegeleb läheneva drooniparvega. Venelased said tegelikult mõned tabamused, kuid probleem tuleb välja hiljem videos, kui uuritakse Ukraina droonide rususid. Me näeme seda, mis paistab olevat grafiidikiud. Ja need kiud vabanevad isegi siis, kui Ukraina droonid plahvatavad taevas. Isegi ametlikud Venemaa allikad hakkavad levitama väiteid, et Ukraina laseb okupeeritud aladele grafiidipomme. TASS, mis on üks Venemaa juhtivaid uudisteagentuure, kirjutas 6. aprillil, et Ukraina kasutas päev varem okupeeritud Donetskis elektrirajatiste vastu grafiidipomme. Väljaande väitel plahvatavad need pommid õhus ja hajutavad peeneid grafiidiniite. Tõenäoliselt varem mainitud videoga seotud raportis selgitab TASS, et Venemaa õhutõrjesüsteem olevat tulistanud alla 6 Ukraina drooni ja tõkestanud veel 10. Kuid 3 drooni pääsesid läbi ja lasid oma laengud elektrirajatistele. Võtke neid teateid tõkestamiste kohta teatava reservatsiooniga, tegemist on ikkagi Vene uudisteagentuuriga. Siiski annab TASS meile veidi aimu, kuidas Ukraina uued pommid töötavad. Veel spekulatsioone tuleb Defense Expressilt. Nad märgivad, et grafiidipommid kui kontseptsioon ei ole uus. Jää meiega, sest varsti süveneme sellesse põhjalikumalt. Ukraina uuenduslikkus näib seisnevat selles, kuidas nad toimetavad grafiiti Venemaa kaitserajatiste pihta. Traditsiooniline grafiidipomm on tavaliselt kobarpomm, mis sisaldab mitukümmend alamlõhkepead. Iga neist alamlõhkepeadest on täidetud grafiidikiududega, mis pommi plahvatamisel ja alamlõhkepeade hajumisel levivad laiale alale. Lihtne. Pommi lastakse õhust välja, see plahvatab ja grafiit sajab alla. Ukraina probleem on selles, et ta ei taha riskida oma piiratud arvu hävitajate ja pommitajatega, et lasta traditsioonilisi grafiitpomme okupeeritud aladele. Seetõttu on Ukraina välja mõelnud uue viisi, kuidas grafiiti Vene tagalasse toimetada. Ukraina saadab sisse keskmaadroone, tõenäoliselt FP1 või FP2 mudeleid, mis on varustatud tavaliste lõhkepeadega, mis on täidetud grafiidikiududega. Kuigi see tähendab, et leviala ei ole nii suur kui kobarpommiga, märgib Defense Express, et see tähendab ka väiksemat riski. Kui lõhkepea plahvatus on see, mis põhjustab grafiidi langemise taevast, siis pole Venemaa isegi siis kaitstud, kui tema õhutõrje töötab. Ukraina droonid ei pruugi oma sihtmärke tabada, kuid nende grafiit langeb ikkagi alla ja võib tekitada rohkem probleeme ootamatutes kohtades. Nagu me oleme Ukrainalt nii sageli näinud, on see olemasoleva kontseptsiooni innovatiivne edasiarendus. Venemaal ei ole sellele tegelikult mingit vastust. Ukraina on siin loonud omamoodi petukoodi, mis võib Donetski lahingus mängu muuta. Relv, mis suudab Venemaa vägedele elektri välja lülitada nutika väikese nipiga, mis näitab, kuidas Ukraina võitleb pilguga tulevikku, kus Putini sõdurid on Ukrainast igaveseks välja aetud. Ukraina ei reklaami seda avalikult, ta laseb oma uutel pommidel enda eest rääkida. Siin näeme geniaalset viisi, kuidas lihtsat mineraali kasutatakse Putini vägede kiviaega tagasisaatmiseks. Aga miks grafiidipommid ei ole lõhkeained? Kõik käib elektri ümber ja selle üle, kuidas Ukraina tahab Venemaalt voolu ära võtta, tagades samal ajal Ukraina tuleviku. Et aru saada, kuidas see käib, peame kiiresti vaatama, kuidas grafiidipomm töötab. Need pommid ei ole loodud tegema seda, mida sa tavaliselt pommilt ootaksid. Need ei hävita lennuradu ega purusta tugevdatud sihtmärke. Grafiidipommi sees on tuhandeid ja tuhandeid selle materjali mikroskoopilisi kiude, mis annab pommile ka selle nime. Iga neist kiududest on eraldi peaaegu nähtamatu, kuid langeb sihtmärgile nagu peen tolm. Nüüd seisneb probleem Venemaa jaoks selles, et grafiit on juhtiv materjal. Kui grafiidipommi poolt vabastatud tillukesed kiud langevad millelegi, mis toodab või vajab elektrit, muutub see juhtivus väga oluliseks. Lühised muutuvad probleemiks. Voolav elekter tõmbub grafiidikiudude poole, mis põhjustab ülekuumenemisega seotud probleeme. Turvasüsteemid aktiveeruvad.
terved süsteemid lülituvad välja, sest grafiit toimib nagu lüliti, mis on just välja lülitatud, et vool katkestada. Ühest kiust ei piisa selle kõige tegemiseks, aga kui sul on tuhandeid kiude, mis kõik langevad samale sihtmärgile, aurustuvad need kiud massiliselt elektrivoolu mõjul, luues ioniseeritud kanalid, mille kaudu voolab veelgi rohkem voolu. Algab ahelreaktsioon ja Venemaal pole võimalik seda peatada, enne kui vool kaob selles piirkonnas, mida Ukraina sihtis. Ukrainal on käes voolukatkestusi tekitavad pommid, mida ta saab vallandada okupeeritud aladele, kasutades samu droonitüüpe, mis toimetavad lõhkepäid ka Donetski. Kui Defense Expressil on õigus, siis FP1 ja FP2 droonid, mida Ukraina toodab, on muutunud ohtlikumaks kui kunagi varem. Ja kui Venemaa tahab aimu saada, kui tõhusad võivad olla Ukraina grafiidipommid, peab ta vaid minevikku vaatama. Me rääkisime teile varem, et grafiidipomm ei ole uus kontseptsioon. USA ja NATO on neid varem kasutanud. 1990ndate alguses lahesõja ajal oli USA mereväel lõhkepea, mida nad kasutasid Tomahawki tiibrakettide kaudu Iraagis. Need raketid töötasid veidi erinevalt grafiidipommidest, mida Ukraina väidetavalt täna kasutab. Selle asemel, et lasta alla mikroskoopilisi grafiidikiude, kerisid need lahti süsinikiust rulle, et põhjustada Iraagis elektroonikaseadmete lühiseid. Peaaegu 10 aastat hiljem kasutas NATO grafiidipommi versiooni endise Jugoslaavia vastu. Belgradis, mis on nüüd Serbia pealinn, hakkas NATO alla viskama seda, mida meedia nimetas pehmeteks pommideks. Need olid grafiidipommid, sarnased neile, mida Ukraina nüüd kasutab, ja need põhjustasid esimese suure elektrikatkestuse, mis mõjutas Belgradi tsiviilelanike NATO sõja ajal Jugoslaaviaga. Liigume kiiresti tänapäeva ja nüüd ei kasuta grafiidipomme enam ainult Ukraina oma vaenlase vastu. Ukraina võis saada inspiratsiooni teadetest, et USA ja Iisrael on teinud sama Iraani sihtmärkide vastu. 1. aprilli raportis avaldas Defense Express, et on levinud teateid, et Iisrael on kasutanud grafiidipomme, et rünnata elektrijaamu Iraani pealinnas Teheranis. Nagu ka Ukraina grafiidipommide kohta käivate teadete puhul, ei ole ükski riik, keda väidetavalt selle relva kasutamises süüdistatakse, seda kinnitanud. Grafiit räägib enda eest iga kord, kui Iraanis elekter ära kaob ja pole plahvatust, mis seletaks probleemi. Ukraina järgib sama mustrit, mida on järginud kõik need, kes on varem grafiidipomme kasutanud. Nad ei avalikusta seda. Ukraina tahab jätta Venemaale teadmata, kas viimased droonid, mida nad okupeeritud aladele saadavad, kannavad grafiiti või lõhkeaineid. Mis puudutab Venemaad, siis ta ei saa midagi teha, et end kaitsta selle eest, mida Ukraina on saatnud. Isegi õhutõrje edukad lasud lihtsalt levitavad grafiiti laiali. Ja kus need õhutõrjesüsteemid asuvad? Nendes kohtades, mida Venemaa peab oluliseks, mis tähendab, et alati on rohkem elektriseadmeid, mida võib tabada, isegi kui Ukraina grafiidipommid ei taba oma sihtmärke. Aga Ukraina uutel relvadel on veel üks geniaalne külg. Grafiidipommid ei ole mõeldud ainult selleks, et Venemaa vägedelt elekter ära võtta. Neid kasutatakse väga konkreetse eesmärgiga. See muudab kõike. Muide, te vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada, et olla kursis meie viimaste videotega. Nii et pealtnäha on Ukraina grafiidipommid mõeldud selleks, et katkestada elektrivarustus Vene tagalas. Aga kui vaadata sellest kaugemale, näete tõelist geeniust selles, mida Ukraina teeb. Mõelge tagasi kõigile teistele grafiidipommide kasutamise näidetele, mida oleme maininud. Kõigil neil juhtudel kasutas üks riik pomme teise riigi territooriumil. Ukraina olukord on teistsugune. Ta kasutab grafiidipomme omaenda okupeeritud territooriumil elektrirajatiste vastu, mille Ukraina ise aastaid tagasi ehitas. Just selles seisnebki Ukraina strateegia geniaalsus. Ukraina ei taha, et Venemaa saaks kasu Ukraina elektritaristust. Samas ei taha ta ka seda taristut täielikult hävitada, sest see tähendaks, et pärast Venemaa väljatõrjumist tuleb selle taastamiseks kulutada rohkem raha. Siin tulevadki grafiidipommid mängu kui täiuslik relv. Ukraina saab neid pomme kasutada elektri katkestamiseks, põhjustamata pikaajalist suurt kahju elektrirajatistele, mille Ukraina ise Donetskis ehitas. Venemaa peab siiski remonti tegema. Välja lülitatud süsteemide taas töölepanek võtab aega ja grafiit võib läbi põletada väikesed komponendid, mis on vajalikud elektrisüsteemide töös hoidmiseks. Aga elektrijaamad seisavad endiselt püsti, seda pole Ukraina varem suutnud garanteerida. Alles 2025 aasta novembris teatas Reuters, et Ukraina droonid kukkusid Donetski elektrijaamadesse, põhjustades tohutuid kahjustusi. Nüüd saab neid elektrijaamu sulgeda ilma plahvatusteta. Ukraina võitleb, mõeldes tulevikule. Ja sümboolselt lööb see Venemaad rängalt. Putin on väga selgelt öelnud, et tema arvates ei peaks Ukraina olemas olema. Ukraina pole kunagi olnud suveräänne riik Venemaa presidendi silmis. See oli kunagi osa Venemaast. See on alati olnud osa Venemaast, isegi pärast suveräänsuse saavutamist. Ja kui Putin saab oma tahtmise, siis Ukraina ei sunnita uuesti Venemaa osaks saama.
nii et näha, kuidas Ukraina mitte ainult ei võitle iga oma territooriumi tüki eest, vaid kasutab ka relvi, mis säilitavad Venemaa poolt hõivatud infrastruktuuri, on Putini jaoks kohutav. See ütleb talle, et Ukraina vaim pole murtud ja rahvas vaatab tulevikku, kus Venemaa ei ole enam probleem, millega tuleb tegeleda. Sümboolse taga peitub strateegiline. Ja just nii võib Ukraina grafiidipommide kasutamine sobituda riigi strateegiasse, mitte ainult selleks, et katkestada tagalas olevate Vene sõdurite elektrivarustus. Räägime õhutõrjest. Midagi, mida me ei maininud NATO grafiidipommide kasutamise kohta Serbias, oli see, kui tõhusad need tegelikult olid. The Guardiani 1999 aasta mai raportis avaldati, et NATO suutis hetkega katkestada elektri 70% Serbiast, võttes sellega maha paljud sõjaväearvutid, sidesüsteemid ja radarid, mis olid üles seatud selleks, et aidata Jugoslaavial end NATO sekkumise eest kaitsta. Eriti suutsid NATO grafiidipommid võtta Serbia õhutõrjesüsteemid rivist välja. Need kaitsesüsteemid olid põhjustanud suuri probleeme. Nad olid isegi suutnud alla tulistada USA õhujõudude piloodi, kes lendas F-117 Nighthawk hävitajaga, mis oli võimekus, mille olemasolusse NATO tõenäoliselt tol ajal Belgradis ei uskunud. Belgradi õhukaitse hävitamine oli 1990-ndate lõpus NATO jaoks väga oluline. Sama kehtib ka Ukraina kohta ning õhukaitse kohta, mille Venemaa on täna okupeeritud aladel koondanud. Ukraina on viimase aasta jooksul Vene õhukaitsest läbi murdnud. The Kyiv Independenti andmetel teostas Ukraina ajavahemikus juuni 2025 kuni 26 märts 492 rünnakut Vene õhukaitse infrastruktuuri vastu ning sadu rünnakuid veel Venemaa poolt sellistesse kohtadesse nagu Donetsk paigutatud ligipääsu tõkestamise vahendite vastu. Nüüd lisage Ukraina droonipõhised grafiidipommid sellele kampaaniale Vene õhukaitse vastu. Ukraina annab endale võimaluse luua turvalisi õhukoridore, ilma et peaks selleks oma lõhkepeaga droone ohverdama. See on lihtne kontseptsioon. Grafiidipommid halvavad radarid ja rikuvad õhukaitsesüsteemide elektroonikat. Samal ajal kui Venemaa üritab neid süsteeme parandada, saab välja saata lõhkepeaga droone ja isegi Ukraina rakette, et avada väärtuslikumaid sihtmärke. Selleks ajaks, kui õhukaitse on taas töökorras, peab Venemaa tegelema maasse tekkinud kraatritega ja asi läheb veelgi sügavamale. Kaugel rindejoonest tagapool on Venemaa okupeeritud aladel üles seadnud juhtimis- ja kontrollkeskused ehk C2 keskused. C2 on sõjapidamises ülioluline. Ilma selleta on isegi sõjaväe kõige lihtsamad funktsioonid tõsiselt häiritud. Just C2 keskustes tehakse planeerimist ning nende kaudu juhitakse ja viiakse ellu nende plaanide koordineerimist ja täitmist. Ukrainas tähendab C2 seda, et Venemaa vägede organiseerimine maapinnal oleks korraldatud nii, et nad saaksid jätkata oma lõputuid rünnakuid Ukraina kaitsepositsioonide vastu. Me võime terve päeva vaielda selle üle, kui tõhus on Venemaa C2 need 35 000 surmajuhtumit märtsis, mida me varem mainisime, viitavad sellele, et eriti tõhus see ei ole. Kuid fakt on see, et need keskused eksisteerivad ja nagu kõik muu, vajavad ka nemad elektrit. C2 keskused on täis sidevarustust. Neil on monitorid, mis edastavad teavet lahinguvälja olukorra kohta. Grafiidipomm võib selle kõik rivist välja lüüa, isegi kui vaid ajutiselt. Ukrainal on nüüd relv, mida ta saab kasutada kaose tekitamiseks rindejoone taga, mis sisuliselt käivitab tuuminoefekti. C2 saab tagalast tugevalt kahjustada. Juhised ei jõua komandöörideni rindel. Vene infiltraatorid hallides tsoonides jäävad isoleerituks, lõigatakse ära ja surevad siis. Põhimõtteliselt, kui see on elektriline, siis on see sihtmärk ja peaaegu kõik, mis Venemaal tagalas on, vajab elektrit. Ukraina elektri katkestamine sunnib Venemaad kasutama vanu ja palju aeglasemaid suhtlusviise. Pliiats ja paber saavad normiks kõikjal, kus Ukraina ründab. Kui Putin tahab kasutada aegunud kurnamisstrateegiaid, mis kahjustavad tema sõjaväge rohkem kui Ukraina armeed, siis grafiidipommid võimaldavad Ukrainal nuga veelgi keerata ja saata Venemaa sõdurid tagasi ajastusse, kus elektroonilist suhtlust ei eksisteerinud. Veel üks asi. Varem ütlesime teile, et Defense Express usub, et Ukraina laeb oma FP1 ja FP2 droonid grafiidiga. Nüüd kujutage ette, et Ukraina teeb sama, ainult et paneb grafiidi pikamaa drooni, näiteks FP5 Flamingo sisse. Selle drooni lennuulatus on umbes 3000 kilomeetrit ehk 1860 miili, mis tähendab, et see suudab tabada peaaegu kõiki strateegiliselt olulisi kohti Venemaa sees. Mis siis, kui flamingod hakkavad lendama Venemaa elektrijaamade poole? Grafiit võiks langeda üle kogu emamaa, rivist välja lüües tööstusrajatised, keemiatehased ja tsiviilelektritaristu. Ükski kahjustus ei oleks püsiv ega peakski olema. Grafiit võiks olla uus viis, kuidas Ukraina pidevalt tuletab Putini rahvale meelde, et nende juht alustas sõda, mida saab nende enda ukse ette tagasi tuua. Huvitav, kui palju massilisi elektrikatkestusi Moskvas ja Peterburis Venemaa eliit talub, enne kui neil on midagi öelda selle kohta, et grafiit sajab Venemaale. Üks asi on kindel. Kui Ukraina tahab täielikult panustada grafiitpommidele, ei ole tal mingit probleemi saada kätte kõige olulisemat materjali, mida nende pommide valmistamiseks kasutatakse.
Ukrainas leidub palju grafiiti. Nii palju, et Ukraina uus hääl toob välja, et Ukraina oli aastatel 2022-2024 neljas suurim grafiiditootja, isegi kui Venemaa sissetung sundis Ukraina peamise grafiidikaevanduse ajutiselt sulgema. Sama allikas märgib ka, et Ukrainas on hinnanguliselt 17,9 miljonit tonni grafiidivarusid. Muidugi ei ole kogu see grafiit kättesaadav. Osa sellest asub okupeeritud aladel ja kõik varud pole ligipääsetavad, kuid siiski, Ukrainal on grafiiti. Ja seda on palju. See, mida Venemaa Donetskis teatab, võib olla vaid katsetus palju suurema kampaania jaoks. Operatsioon, mis võib haarata mitte ainult okupeeritud alad, vaid ka mõned Venemaa piirkonnad, mida Putin on suutnud Ukraina rünnakute eest kaitsta. Petukood on avatud. Grafiiditorm võib olla tulemas. Venemaa ja selle sõjaväe võib põlvili suruda relv, mis on ohtlik isegi siis, kui see taevast alla lastakse. Alates 2025 aasta lõpust on Ukraina märkimisväärselt suurendanud oma kaugmaadroonide ja raketirünnakute sagedust ja jõudu Venemaa territooriumil. Need rünnakud on kestnud juba paar aastat, ehkki väiksemas mahus. Kuid niinimetatud kineetiliste sanktsioonide kampaania on tõeliselt hoogu juurde saanud. 2025 aasta keskpaigast ning sellest ajast alates on need eksponentsiaalselt kasvanud. Ukraina droonide arv, mida igal ööl välja lastakse, on nüüd võrreldav või isegi ületab Venemaa droonide arvu, mis saadetakse vastassuunas. Kuna üha rohkem Venemaa naftarafineerimistehaseid ja strateegilisi sõjalisi rajatisi hävib, satub Venemaa president Vladimir Putin paanikasse. Aga tema jaoks läheb olukord kohe palju hullemaks. Ukraina on sõlminud rea droonide tootmise ühisettevõtteid, sealhulgas mitme Saksa ettevõttega, mis suurendavad Ukraina kesk- ja kaugmaa ründedroonide arvu, kvaliteeti ja hävitavat jõudu. Ja viimane teade, mis kirjeldab partnerlust Alterian Airlogicu ühisettevõttega GmbH, tootab olla üks neist ettevõtmistest kõige olulisem. See varustab Ukraina kõige kaasaegsemate droonidega, mis praegu taevas lendavad. Ettevõte hakkab tootma tuhandeid raskeid droone, mida täiustatakse arenenud tehisintellektiga ning mida hakkavad kasutama nii Ukraina relvajõud kui ka lõpuks Saksamaa Bundeswehr. Nii et siin on, milles see tehing seisneb ja miks see võiks sõja kaalukausid veelgi rohkem Ukraina kasuks kallutada. 2026 aasta aprilli keskel teatas Alterian Airlogicu ühisettevõte GmbH, et on saanud oma esimese tellimuse tuhandete keskmaa raskete tehisintellektiga juhitavate autonoomsete ründesüsteemide tootmiseks Ukraina relvajõududele. See on seni suurim Saksamaa tootmistellimus raskete autonoomsete ründedroonide jaoks. Tellimus järgnes kohe pärast ettevõtte loomise väljakuulutamist Müncheni julgeolekukonverentsil veebruaris. Saksamaa ja Ukraina valitsuste poolt toetatud korporatsioon on osa laiemast pingutusest tugevdada nii Ukraina kui ka Euroopa kaitsetööstuse võimekust. Ühisettevõte ühendab Ukraina ettevõtte Airlogicu lahingutes testitud drooniplatvormid USA firma Auteriani Saksa divisjoni arenenud tarkvaraga, mis võimaldab autonoomset navigeerimist, tehisintellektil põhinevat juhtimist ja vastupanu elektroonilisele sõjapidamisele. Ühisettevõtte eesmärk on toota droone, mis on loodud vastupidavaks keerulistes operatiivtingimustes, säilitades samal ajal vastavuse NATO standarditele. Nagu Airlogicu tegevjuht Vitali Kolosnitšenko ütleb, koos ehitame liitlasvägede droonisõja tulevikku. Ja nüüd on neil esimene suur tellimus, mida hakatakse uutel tootmisliinidel täitma. Ettevõtte teates ei mainitud toodetavate droonide nimesid, vaid öeldi, et nii X-kujuliste kui ka delta-kujuliste tiibadega droone toodetakse tuhandeid aastas. Kuid nimetused avalikustati hiljem Ukraina presidendi kantselei poolt avaldatud ühiselt Saksa-Ukraina ettevõtetes toodetavate droonide nimekirjas. Anubis ja Seth X. Mida me nende droonide kohta teame? Enamiku üksikasju pole veel avalikustatud, sealhulgas hind ja tehnilised andmed. Siiski see, mida saame olemasoleva teabe ja hiljuti Berliinis toimunud demonstratsiooni põhjal kokku panna, on üsna huvitav lugemine. Anubist kirjeldatakse kui keskmaa ründesüsteemi kõrge väärtusega sihtmärkide ja soomustatud sõidukite jaoks. Seth XI kirjeldatakse kui kompaktsemat taktikalist drooni, mis on mõeldud rünnakuteks jalaväe ja kerge soomuse vastu. Mõlemad süsteemid on loodud töötama GPS-signaalita ja vastase häiringutega keskkonnas ning nagu mainitud, on neil X-tiiva ja delta-tiiva tüüpi lennukikered. Välimuse järgi tundub, et Anubis on tõenäoliselt kohandatud teise Autaria drooni, Artemis ALM-20 põhjal.
2025 aasta oktoobris teatas Auteria, et on lõpetanud projekti Artemis, mis oli USA kaitseministeeriumi innovatsiooniüksuse projekt ning ehitanud uue kaugmaa kamikaatsedrooni nimega Artemis ALM-20. Esmapilgul meenutab see droon tugevalt kurikuulsat Iraani Shahed 136 drooni. See iseenesest ei ole eriti üllatav. Shahed on selline relv, mille kohta inimesed ütlevad, kui sa ei suuda neid võita, siis liitu nendega. Venemaa kasutas algseid Shahedeid ja on selle disaini põhjal välja töötanud droonide perekonna nimega Gerin. Isegi USA uus Lucase kaugmaa kamikaatsedroon loodi Shahedi põhjal tagurpidi inseneritööga. Nii et kui jõuti Artemisini, siis miks leiutada jalgratast uuesti? Artemis ALM-20 on väidetavalt kaugmaadroon, mille lennuulatus on veidi alla 1000 miili. See kannab 99 naelast lõhkeaine koormat ja kasutab Autariani patenteeritud tehisintellekti sihtmärgini juhtimiseks. Sellest räägime varsti lähemalt. Droon töötati välja koostöös ühe Ukraina ettevõttega, mille nime turvakaalutlustel ei avalikustata. Kui Artemis valmis sai, teatas Autarian, et USA kaitseministeerium ja teised partnerid alustavad masstootmist USAs, Saksamaal ja Ukrainas rajatavates tehastes. Kogu Anubise ja Seth-X tootmine toimub Saksamaal. See on veel üks vihje, et Anubis on tõenäoliselt Artemis ALM-20 modifikatsioon. Peamised muudatused on tõenäoliselt seotud drooni kohandamisega keskmaa rünnakuteks. Keskmaa droonid, mida nimetatakse ka või keskmise tegevusraadiusega droonideks, omavad tavaliselt umbes 400 miili lennuraadiust, lennukõrgust 12 000 kuni 30 000 jalga ning kuni 24-tunnist lennuaega. Need on mõeldud sõjaliseks lahingutegevuseks ja või pidevaks jälgimiseks piirkondlikes operatsioonitsoonides. Pikamaadroonid seevastu liigitatakse sageli keskmise või suure lennukõrgusega pikaajalise lennuvõimega mehitamata õhusõidukiteks, lühendatult MALE või HALE. Üle 400 miili lennuulatuse ja enam kui 24-tunnise lennuajaga on need pikaajalise lennuvõimega strateegilised platvormid, mida kasutatakse sõjaliseks jälgimiseks, spionaažiks, ilmamaatlusteks ja geograafiliseks kaardistamiseks. Keskmise tegevusraadiusega Anubis on loodud ELAVIU, taktikaliste ja strateegiliste sihtmärkide ning soomustatud sõidukite tabamiseks keskmisel kaugusel. Seth-X on see vastu loodud ELAVIU ja kergete soomukite, sealhulgas logistika- ja transpordisõidukite hävitamiseks. Tundub, et see on uuendus E-Logicu UAS Seth kamikaze droonile. Algset UAS Seti märgati esmakordselt Saksamaa tollase kantsleri Olaf Scholzi visiidil Ukrainasse 2024 aasta detsembris. Mõni kuu hiljem, 2025 aasta märtsis, kinnitas selle kasutuselevõttu Azovi 12. erioperatsioonide brigaad. Nagu Artemis ALM-20 sarnanevad ka UAS Seti ja Berliinis demonstreeritud Seth-X-i demomudelid tugevalt Shahed 136-le. Siiski on need palju väiksemad, mõeldud keskmaa rünnakuteks, tavaliselt 30 miili või rohkem, ning vajavad märkimisväärselt kütust ja akusid. Erinevalt palju suuremast kütusel töötavast Shahedi droonist kasutab UAS Seti seade elektrimootorit, mis parandab selle varjatust, vähendades soojus- ja helisignaale. Tundub, et sellel on ka segamisele vastupidav navigatsioon. Mõlemad omadused on väga tõenäoliselt olemas ka Seth-X-il. Seth-X-il on samuti kokkupandavad tiivad, mis tähendab, et see lastakse välja transpordikonteinerist. Selle täpseid omadusi pole veel avalikustatud, kuid kuna seda reklaamitakse lühimaa droonina, on see tõenäoliselt ümberseadistatud nii, et selle tõhus tegevusraadius oleks 100 miile, erinevalt rangelt lühimaa UAS Sethist, mille tegevusraadius on vaid 10 miile. Kuid see, mis teeb need droonid paljudest teistest tänapäeval silmapaistvaks, on nende väga arenenud automatiseeritus tänu Autariani spetsiaalsele tarkvarale. Mõlemad droonid töötavad täiustatud tehisintellekti võimekusega, mille peamiseks jõuks on Autariani tarkvarapakett, sealhulgas Autarian OS operatsioonisüsteem, Skynode lennuarvuti ja Nemexi parvekoordinatsiooni tarkvara. See näitab olulist muutust Ukraina ründevõimekuses, üleminekut lahinguvälja luurelt autonoomsele kineetilisele reageerimisele. Autariani tarkvarapaketi eesmärk on pakkuda ühtset riistvarast sõltumatut platvormi, mis toimib autonoomsete süsteemide ühise operatsioonisüsteemina. See platvorm on loodud toetama sõidukeid õhu-, maa- ja merevaldkondades, võimaldades avatud ökosüsteemi, kus erinevate tootjate riistvara saab sujuvalt koos töötada. Paketi keskmes on Autarian OS.
see on kaubanduslikult kasutatav ja tugevdatud versioon avatud lähtekoodiga PX4 lennujuhtimistarkvarast, mille lõi Autariani asutaja dr. Lawrence Meyer. Autarian OS toimib tarkvaralise selgroona, mis töötab sõiduki, näiteks Anubise või Seth X-i pardarvutis, hallates kõiki põhifunktsioone alates lennujuhtimisest kuni missiooni täitmiseni. Järgmine osa sellest tarkvaraplatvormist on Skynode, riistvarakomplekt, mis on loodud Autarian OS-i käivitamiseks. Need seadmed ühendavad lennujuhtimiskontrolleri reaalajas toiminguteks ning pardal oleva missiooniarvuti, mis tegeleb kõrgema taseme ülesannetega nagu tehisintellekt, arvutinägemine ja täiustatud side. Skynode toimib kõikehõlmava avionika moodulina, mida tootjad saavad oma sõidukite disainidesse integreerida. Riistvara on saadaval 3 mudelis: Skynode S väikeste integreeritud süsteemide jaoks nagu FPV-droonid, Skynode X keskmise koormuse jaoks ja Skynode N tehisintellekti mahukate tööde jaoks. Versioon, mida tõenäoliselt integreeritakse Anubise drooni, on Skynode X või N, samas kui Seth X kasutab tõenäoliselt Skynode S mudelit, mis vastab selle väiksema taktikalise drooni rollile. X-konfiguratsioon pakub laialdasi ühendusvõimalusi, dubleeritud sensoreid ja integreeritud Ethernet-lülitit taktikaliste raadiote jaoks. Operatsioonisüsteemi ja riistvara ühendab tarkvaratoodete komplekt, mis pakub liideseid operaatoritele ja arendajatele sõidukite juhtimiseks, laevastike haldamiseks ja võimekuste laiendamiseks. Selle hulka kuulub Autariani missioonikontroll, maapealse juhtimispunkti tarkvara, mida kasutatakse missioonide planeerimiseks, lennujuhtimiseks ja reaalajas sõidukite jälgimiseks. Autariani tarkvarakomplekt täiendab seda, pakkudes pilvepõhiseid tööriistu lennulogide haldamiseks, vastavusaruandluseks ja autonoomsete sõidukite laevastike kaugjälgimiseks. Autarian pakub ka rakenduste poodi, mis on Autarian OS-il töötavate esimese ja 3. osapoole rakenduste turg. Need rakendused pakuvad spetsiaalseid võimalusi, sealhulgas FPV TGT juhendamist lõppfaasi rünnakuteks, parverakendust koordineeritud lennuks ning OXI rakendust navigeerimiseks ja GPS-ita keskkondades tegutsemiseks. Kuid võib-olla kõige muljetavaldavam Autariani tarkvara või hirmutavam, kui sa oled Putin, on selle Nemix tarkvara. See tähendab Nemesis, nagu kättemaksu Kreeka jumalanna. Nemix on tehisintellektil põhinev tarkvara, mis võimaldab koordineeritud autonoomseid drooniparvi. See kasutab reaalajas tehisintellekti ja arvuti nägemist, et võimaldada droonidel tegutseda koordineeritud parvena, võimaldades ühel operaatoril juhtida mitut drooni ala külastamiseks ja mitme sihtmärgi samaaegseks ründamiseks. Kuigi pole täpselt selge, millised Autarian Stacki komponendid rakendatakse Anubise ja Setexi droonidesse, viitab asjaolu, et parvevõimekus lisatakse droonidele, eriti kompaktsemale CEFX-ile, tugevalt sellele, et Nemix saab olema põhikomponent. Kui sind huvitab põhjalik sõjaliste teemade kajastamine ja analüüs, siis telli The Military Show. Me lahkame lugusid ja nende mõju, et saaksid täpselt kursis olla, mis sõjanduse maailmas toimub. See, et Autariani täiustatud tehisintellektil põhinev tarkvara on kaasatud, tähendab, et Anubis ja CEFX pakuvad väga autonoomset navigeerimist, sihtmärkide tuvastamist ja ründamist. Need droonid peaksid suutma iseseisvalt navigeerida ja valida oma sihtmärke väga vähese inimsekkumisega. Need töötavad GPS-ita vaenulikus keskkonnas, kasutades navigeerimiseks ja missiooni täitmiseks tehisintellekti, isegi siis, kui sidekanalid on häiritud või kadunud. Ukraina jaoks võimaldavad need võimed droonidel sooritada täpseid lööke nii statsionaarsete kui ka liikuvate sihtmärkide pihta, minimeerides samal ajal kaasnevat kahju ja operaatori töökoormust, ja see võib olukorda kardinaalselt muuta. Nagu hästi teada, on üks Ukraina peamisi raskusi sõjas elav jõupuudus. Ukraina elanikkond oli 2022 aasta täiemahulise sissetungi alguses umbes 3,5 korda väiksem kui Venemaal ning on veelgi vähenenud võrreldes 1991 aasta iseseisvumise aegse umbes 52 miljoniga. Tänaseks hinnanguliselt 39,5 miljonit. See tähendab, et Venemaal on rindel märkimisväärne ülekaal elavjõus, eriti nii pikal rindel nagu Ida- ja Lõuna-Ukrainas. Venemaa on saanud kasutada taktikat rünnata samaaegselt mitmes erinevas piirkonnas, sundides Ukrainat oma niigi väheseid jõude hajutama ja tekitades lünki, mida venelased saavad ära kasutada.
Ukraina ulatuslik droonide kasutamine rindel on seda ülekaalu märkimisväärselt vähendanud. Nüüd võib Ukraina võimekus kasutada autonoomselt juhitavaid droone, mis liiguvad iseseisvalt ja leiavad ise sihtmärgid, muuta senise ebasoodsa olukorra nende kasuks. Sama kehtib ka Ukraina kaugmaa rünnakute kohta sügaval Venemaa territooriumil. Nagu varem mainitud, on nende rünnakute ulatus, arv ja tõhusus kasvanud. Ja see on enne, kui tuuakse laialdaselt kasutusele tuhanded peamiselt autonoomsed tehisintellektiga drooniparved. Pole ime, et Putin ja laiem Vene sõjaväeringkond on paanikas. Intel Slava, üks silmapaistvamaid Vene sõjablogijate kanaleid, on hiljutistes postitustes Telegrammis väljendanud sarnaseid muresid. Pärast videomaterjali suurest tulekahjust, mis puhkes Ukraina droonirünnaku järel Tuapse naftarafineerimistehases, tõi kanal esile, kui suurt koormust need rünnakud Vene õhutõrjele avaldavad. See peegeldab laiemat kriitikamustrit sõda toetavate kommentaatorite seas, kes üha enam kahtlevad süsteemi võimes toime tulla Ukraina droonirünnakute ulatuse ja sagedusega. Sõnum on selge. Ilma oluliste muudatuste või jõupingutusteta takistada Ukraina droonivõimekust juba selle lähtekohas võib Venemaa aasta lõpuks silmitsi seista kasvavate probleemidega. Ja see on enne, kui arvestada Auterion Airlogicsi tehisintellektiga varustatud drooniparvede kasutuselevõttu. Kuigi need droonid võivad olla täiesti uued ja tipptasemel, ei ole need kindlasti ainult teoreetilised prototüübid. Need on otsese vajaduse ja lahinguarengute tulemus. Airlogicu sõnul meie insenerid arendasid need süsteemid välja tule all. Nüüd toodab Saksamaa tööstus neid sellises mahus, mis muudab põhimõtteliselt olukorda lahinguväljal. Iga tootmisliinilt tulev seade kannab endas aastate pikkust reaalse lahingukogemust. Lisaks UAS seti kogemustele on Airlogics õppinud palju ka oma Core-platvormilt. Core on lahingutes tõestatud katapuldist käivitatav luuredroon, mida kasutatakse taktikalise ja strateegilise ISR-i ehk luure, seire ja rekognosseerimise jaoks. Selle lennuulatus on 259 kilomeetrit, lennuaeg 4 tundi ning see on loodud töötama elektroonilise sõjapidamise keskkondades. Auterioni tarkvara on kasutatud ka mitmetes teistes projektides, võimaldades koguda hulgaliselt taktikalisi ja operatiivseid teadmisi. Ukrainas sõlmis ettevõtte Pentagoni poolt $50 miljoni suuruse lepingu, et tarnida Ukraina vägedele 33 000 tehisintellektiga täiustatud löögikomplekti. Skynode S riistvaral põhinevad komplektid pakuvad autonoomset lõppjuhendamist ja vastupidavust elektroonilisele sõjapidamisele, olles üks suurimaid autonoomse tehnoloogia kasutuselevõtte seni. Skynode S ja Nemex süsteemid integreeriti samuti Lightning Labsi Kestrel droonidesse Ameerika Ühendriikides. USA armee 25. jalaväediviisi poolt kasutatavad kohapeal toodetud 5-tollised kvadrokopterid integreeriti väidetavalt Auterioni süsteemidega vähem kui nädalaga. Ja Taiwanis integreeris kohalik tootja Thunder Tiger Auterioni tehisintellekti ja tarkvara, sealhulgas Nemexi, kogu oma mehitamata sõidukite valikusse. Auterion on samuti sõlminud pikaajalise koostöölepingu Saksamaa suure kaitsetööstuse ettevõtte Rheinmetalliga, et ühiselt arendada ühtset operatsioonisüsteemi erinevatele õhu-, maa- ja mereväe mehitamata sõjalistele süsteemidele. Rheinmetall on seda suhet tugevdanud, saades Auterionis osanikuks. Nüüd on Ukrainale kasu neist uutest tootmisliinidest, mis Saksamaal nende droonide jaoks rajatakse, ilmselge. Tuhanded täiustatud tehisintellektiga droonid, mis pidevalt kohale jõuavad ja suudavad iseseisvalt navigeerida, sihtmärke tabada ning isegi parvena tegutseda, peaksid oluliselt suurendama Ukraina kaugmaa rünnakuvõimekust ja tõhusust. Aga Ukraina ei ole ainus selle tehingu võitja. Tegelikult on samad süsteemid mõeldud ka Saksamaa relvajõudude laskemoona hankevajaduste katmiseks. Ja eeldades, et neid kasutatakse Ukrainas edukalt, on tõenäoline, et tulevikus näeme paljusid teisi armeesid tellimas Anubist ja Setit. Aga sellel lool on veel üks oluline osa, mis tõenäoliselt teeb Putinile veelgi rohkem muret kui autonoomsed droonid. Droonide tootmisleping. Saksa föderaalse kaitseministeeriumi koordineerimisel tähistab see nihet taktikaliselt abilt suuremahulisele tootmisele ja mitte Ukrainas, vaid Saksamaal. Turvalisuse, stabiilsuse ja Ukraina ekspordinõuete tagamiseks toimub mõlema drooni tootmine täielikult Saksamaal, Ukraina ekspordilitsentside alusel. Ja see ei ole ühekordne juhtum, vaid trend. 15. aprillil allkirjastasid Ukraina ja Saksa kaitsetööstusettevõtted 6 lepingut algatuse Build with Ukraine raames. President Volodymyr Zelenski poolt 2025 aasta juunis välja kuulutatud programm eesmärgiks on tugevdada Ukraina kaitsetööstust, luues rahvusvaheliste partneritega relvade ühisproduktsiooni. Ja need pingutused kannavad selgelt vilja.
Ukraina relvameistrite nõukogu avalduse kohaselt need 6 lepingut on Build with Ukraine mudeli praktiline rakendamine, kus Ukraina lahendusi laiendatakse koostöös Euroopa tööstusega, ühistootmispaikades ja uutele tootmisvõimalustele ligipääsuga. Nende lepingute hulgas sõlmis Tough Industries, üks suurimaid Ukraina FPV droonide tootjaid, vastastikuse mõistmise memorandumi MOU Saksamaa ettevõttega Tyra, et luua ühisettevõte Ukraina-Saksamaa PPLA püüdurite tootmiseks. Samal ajal sõlmis Ukraina droonitootja Kulver Aerospace samuti lepingu Saksa kaitsetööstuse ettevõttega Helsing ühiseks droonide arendamiseks ja tootmiseks Saksamaal asuvas tootmiskohas, kus rahastuse annab otse Saksamaa valitsus. Teine Ukraina droonitootja V-Drones laiendas oma partnerlust Saksa-Ukraina ettevõttega Quantum Systems, mis on V-investor. Nad allkirjastasid koostöömemorandumi, et luua ühisettevõte V-Strilleri püüdurite tootmiseks. Samamoodi allkirjastasid Ukraina ettevõte Ukravia System ja Saksa ettevõte Point.OX koostöömemorandumi raketi- ja lennundussüsteemide ühistootmiseks. Tehnoloogilise koostööleping allkirjastati ka tuntud Ukraina ettevõttega Firepoint, mis vastutab Flamingo tiibraketi eest. FP2 ja FP7 kiired, 120 miili ulatusega taktikalised ballistilised raketid või droonid ning Saksa lennukiosade tarnija Diehl Aviation. Mõni kuu varem, veebruaris, esitles Ukraina arendaja Frontline Robotics uut droonipommitajat Linta 3.0, mida hakatakse tootma nii Ukrainas kui ka Saksamaal. See saab olema esimene droon, mida toodetakse esimeses Ukraina-Saksa ühisettevõttes Quantum Frontline Industries, mille teatasid Ukraina Frontline Robotics ja Saksa Quantum Systems 2025 aasta detsembris. Nii et Putin ei muretse ainult Anubise ja Setexi pärast. Kui venelased juba praegu vaevlevad raskustes Ukraina kaugmaa rünnakutega nende taristu vastu, siis kuidas nad küll hakkama saavad selle tohutu mahu kasvuga, mis kaasneb nende laienevate Euroopa tootmislepingutega? Võib-olla veelgi olulisem on see, et kui täna on Venemaal droonide osas eelis ülejäänud Euroopa ees, siis nende lepingute tõttu seda homme enam ei ole. Seega, need ühisettevõtete tootmislepingud ei kindlusta mitte ainult Ukraina tulevikku, vaid ka Euroopa oma. Need näitavad, et Ukraina ei ole enam lihtsalt varustuse saaja. Sellest on saanud peamine teadus- ja arenduskeskus, kus ehitatakse ja laiendatakse Euroopa julgeoleku tulevikku. Ja venelased on seda murelikult tähele pannud. Samal päeval, kui teatati eelpool mainitud ühisettevõtetest, avaldas Venemaa kaitseministeerium nimekirja umbes 21 rajatisest üle Euroopa ja mujal, väites, et need toodavad Ukrainale ründedroone või nende komponente. Selles nimekirjas on 11 objekti, mis on märgitud Ukraina ettevõtete harudena sellistes linnades nagu London, München, Riia, Vilnius ja Praha. Lisaks 10 välismaist ettevõtet Madridis, Veneetsias ja Haifas. Selle nimekirja avaldamise tagajärjed on märkimisväärsed. Dmitri Medvedjev, Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees ja üks Venemaa kõige ettearvamatumaid tegelasi X-is, postitas, et need aadressid moodustavad potentsiaalsete sõjaliste sihtmärkide registri Venemaa relvajõudude jaoks. Venemaa kaitseministeeriumi avaldust tuleb võtta sõna-sõnalt. Euroopa rajatiste nimekiri, kus toodetakse droone ja muud varustust, on potentsiaalsete sihtmärkide nimekiri Venemaa relvajõudude jaoks. Millal rünnakud reaalsuseks saavad, sõltub sellest, mis edasi saab. Ta lõpetas postituse sõnadega: magage hästi, Euroopa partnerid. Kas Putin tegelikult annab käsu mõnda neist rajatistest rünnata, jääb veel näha. See oleks seni suurim sõja eskalatsioon ja viiks kindlasti NATO ja Venemaa otsesesse konflikti. Ukraina õhuvägi on saanud tohutu täienduse tänu Rootsile. See ei ole uhke hävituslennuk. See ei ole taktikaline pommitaja. Tegelikult puuduvad sellel üldse ründevõimekused. Ja ometi, ilma ainsatki lasku tegemata, hävitab see salapärane lennuk täielikult Venemaa taktikalised plaanid ja lootused seda sõda võita. See lennuk on Saab 340 õhust varajase hoiatuse ja juhtimise lennuk. AE Vuvle ja C, tuntud ka kui ASC 890. Ja selle saabumine Kiievi kohale on olnud kaua oodatud. See oli täpselt 2024 aasta mais, kui Rootsi teatas 2 sellise lennuki üleandmisest Ukrainale oma 16. sõjalise abipaketi raames. See oli suurim abipakett, mille Rootsi oli Ukrainale saatnud, väärtusega umbes 13,3 miljardit Rootsi krooni, mis oli tol ajal ligikaudu $1,25 miljardit.
kuid Ukraina ei saanud oma uusi lennukeid kohe tõhusalt kasutama hakata. Abipaketi väljakuulutamisel hoiatasid Rootsi ametnikud, et lennumeeskondade ja hooldusmeeskondade väljaõpe ning vajaliku maapealse infrastruktuuri ettevalmistamine nende lennukite tõhusaks kasutamiseks võtab aega umbes aasta, kui mitte kauemgi. Selle tulemusena hindasid eksperdid, et enne 2025 aasta keskpaika või lõppu, kui mitte 2026 aasta algust, ei ole see võimalik. Kuni hakkasime nägema, kuidas Saab 340 tõepoolest õhku tõusis ja hakkas Ukraina sõjaväele reaalset käegakatsutavat kasu tooma. Ja need hinnangud osutusid suhteliselt täpseks. Just 2025 aasta juunis ilmusid esimesed teated selle AEWNC lennuki kasutuselevõtust Ukrainas. Kuni selle ajani olid paljud juhuslikud vaatlejad mõelnud, kui väärtuslikud need lennukid tegelikult oleksid. Lõppude lõpuks polnud Saab 340 võimeline laskma kaugmaarakette ega heitma täppisjuhitavaid pomme Vene infrastruktuurile. Seega ei tundunud see Ukraina õhujõudude arsenali jaoks mingisuguse murrangulise täiendusena. Lennundus- ja sõjaväeeksperdid olid aga nende lennukite saabumise suhtes ettevaatlikult elevil. Nad mõistsid, kui suure erinevuse need lennukid võivad tuua. Mitte niivõrd otse laskemoona, tulistamise ja kahju tekitamise mõttes, vaid hindamatu luureinfo ja olukorrateadlikkuse pakkumise kaudu, andes Ukrainale vajalikku teavet nii ründe kui ka kaitseoperatsioonide läbiviimiseks. Ja 2025 aasta juunis nägi maailm täpselt, milleks Saab 340 võimeline on, kui see mängis juhtrolli ajaloolises esmakordses sündmuses, Vene hävituslennuki allatulistamises. Saksa ajalehe Bildi raporti kohaselt tulistas Ukraina F-16 Kirde-Ukraina kohal alla Vene Suhoi Su-35. Aga see polnud lihtsalt lennukite vaheline õhulahing. See oli keeruline operatsioon, mis algas sellega, et Ukraina õhujõud saatsid mitu hävitajat pommirünnakutele Vene positsioonide pihta, nii okupeeritud aladel kui ka Venemaa enda Kurski piirkonnas. Vastuseks sellele tõi Venemaa õhku ühe oma juhtivatest õhuülekaalu hävitajatest, lootes Ukraina lennukid alla tuua või sundida neid taanduma. Selle asemel lendas Vene piloot otse varitsusse ja see kõik oli tänu Saab 340-le. AEWC lennuk oli juba õhus, ammu enne seda, kui Venemaa hävitaja üldse maast lahti tõusis. Oma tipptasemel radariga skaneeris see ümbritsevat territooriumi, otsides märke vaenlase liikumisest. Tal polnud mingit raskust Su-35 avastamisega ja selle jälgimisega lausa 100 miilide kauguselt. Piloot arvas, et ta suudab oma vaenlast ootamatult tabada. Tegelikult teadsid Ukraina hävitajad täpselt, mis nende poole teel oli, ja kui hävitaja oli laskekauguses, Ukraina F-16 piloot kasutas Rootsi luurelennuki poolt antud andmeid, et tulistada välja AIM-120 rakett, mis saatis Su-35 õhust alla keerlema. Piloodil oli aega katapulteeruda, kuid lennuk tegi hädamaandumise 10 miili Venemaa territooriumi sees. Need lennukid maksavad hinnanguliselt $85 miljonit ja Kremlile ei meeldi nii väärtuslike varade kaotamine. Aga selle 4,5 põlvkonna hävitajal polnud mingit võimalust, kui Saab 340 jälgis iga tema liigutust. Pärast seda juhtumit jagasid eksperdid ja analüütikud oma põnevust selle AEW ja see lennuki kohese mõju üle. Analüütik Jake Brough kirjutas näiteks X-is. Venemaa kaotas veel ühe Su-35. Teooria kohaselt on Ukrainal nüüd töökorras Rootsi Saab AE Võhemäe ja C-lennukid koos oma F-16 lennukitega. Selle võimekuse nimel tuli Ukrainal aastaid võidelda ja see saavutada. Tubli töö, kõik! Ukraina Telegrami kanal Ukraine Fights rõhutas samuti nende lennukite kaitsmise ja varjamise tähtsust, kirjutades. See on ajalooline hetk, kuid nüüd peame Saabi võimalikult hoolikalt maskeerima. Ja see on oluline tähelepanek, sest väidetavalt sai Ukraina neid lennukeid ainult 2. Vaid üks täpne raketitabamus võiks ühe neist jäädavalt rivist välja lüüa. Seega peavad Kiievi väed nende eest hoolt kandma. Õnneks tundub, et nad saavad sellega suurepäraselt hakkama, sest 2026 aasta märtsis ilmus uus videomaterjal, mis näitas üht neist lennukitest tegutsemas kas Ukraina territooriumil või selle lähedal. Ja nende lennukite tähtsust on tõesti võimatu üle hinnata. Aga enne kui vaatame, millist väärtust need Ukrainale pakuvad, uurime lähemalt, kuidas need tegelikult töötavad. Sest Saab 340 ei ole lihtsalt lennuk, see on palju enamat. See on lendav radarijaam, hävitajate juhtimissõlm, mobiilne luureandmete kogumise masin, mis edastab hulgaliselt reaalajas andmeid nii kohalikele kui ka kaugemal asuvatele üksustele.
see annab kogu olulise teabe, mida Ukraina komandorid vajavad, et teha otsuseid, mis aitavad neil vastaseid üle kavaldada, üle mängida ja neist alati ühe sammu võrra ees olla. Ja see on midagi, mida Ukrainal pole kunagi varem olnud. Loomulikult on Ukrainal olnud maapealseid radareid ja neid on olnud palju. Samuti hävitajate radareid ja õhutõrjerakettide patareisid, mis jälgivad taevast igasuguste õhuohtude märkide suhtes. Saab 340 pakub midagi täiesti erinevat. Taevas tegutsev seireplatvorm, millel on Saabi PS890 ESA radar. See radar, mis on valmistatud Ari 1 süsteemiga, on paigaldatud lennuki kere ülaossa iseloomuliku tasakaalutala stiilis kondlisse. See erineb üsna palju paljudest teistest EIW ja C lennukitest, millel on sageli hoopis ümmargused radarisüsteemid ja see radar pole mingi nali. See suudab avastada õhu- ja meresihtmärke umbes 280 miili kauguselt. Lennates keskmisel kõrgusel umbes 20 000 jalga suudab see jälgida mitte ainult kümneid, vaid 100 sihtmärke korraga. Täpsemalt 1000 õhusihtmärki ja 500 pinnasihtmärki. See on Ukraina olukorrateadlikkuse jaoks tohutu samm edasi. Enne Saab 340 saamist ja kasutuselevõttu nägid Ukraina väed vaid killukesi suuremast pildist. Erinevatest jälgimissüsteemidest, nagu luuredroonid ja maapealsed radarid, kokku pandud killud ja tükid. Saab 340 muudab olukorda, andes Ukrainale kõige selgema ja laiema ülevaate teda ümbritsevast lahinguväljast. Ja võib-olla selle lennuki kõige olulisem aspekt on selle allavaatava radari võimekus. Allavaatav radar tähendab sisuliselt õhus asuvat radariseadet, mis suudab tuvastada, jälgida ja isegi vaenlase sihtmärke sihikule võtta, mis lendavad madalamal kui radariplatvorm ise. Maapealsed radarid on piiratud. Nad võivad küll näha kümnete miilide kaugusele enda ümber, kuid nende teel on alati takistusi. See varjab nende vaatevälja, blokeerib nende nägemist ja segab nende võimet avastada sihtmärke, mille tuvastamiseks need on loodud, nagu vaenlase hävitajad, pommitajad, droonid või raketid, künkad, metsad, hooned ja palju muud, lisaks ka maakumerus ise, põhjustavad kõik nendele süsteemidele probleeme. Ja just sellepärast on nii paljud lennukid ning isegi mõned raketid ja droonid loodud lendama madalal maapinna kohal, et nad saaksid end peita geograafiliste objektide taha ja hiilida vaenlasele ligi võimalikult väikese avastamisriskiga. Aga need taktikad on täiesti ebaefektiivsed radarilennukite vastu, millel on allavaatevõime. Nad ei pea muretsema metsade või isegi kõrgete mägede pärast, mis võiksid neid segada või nende vaadet varjata. Maastiku ülevalt skaneerides suudavad nad hõlpsasti tuvastada ja jälgida madalal lendavaid droone või tiibrakette. Nad on võimelised jälgima ka teist tüüpi sihtmärke. Üks, mis on kogu sõja vältel Ukrainale tõsiseid peavalusid põhjustanud. Üks, millele Venemaa on tugevalt lootnud, et põhjustada suuri purustusi kogu rindejoonel, hävitades korduvalt Ukraina kaitsepositsioone, kindlustusi, soomustehnikat ja väekoondisi. Liukpommid. Aga enne kui me rohkem selgitame, on meil veel palju sellist sisu. Kui see sõjasaade on sulle kasulik, ära unusta tellida. Liukpommid on kogu selle sõja vältel olnud Ukrainale tohutuks probleemiks ning see probleem on ajaga ainult kasvanud, kuna Venemaa on oma tehnoloogiat täiustanud. Need pommid on erineva kujuga, näiteks FAB või KAAB tüüpi pommid, mis on sageli varustatud UMPK komplektiga. See muudab need sisuliselt juhitamatutest laskemoonadest nutipommideks, mis suudavad kasutada inertsiaal- ja satelliitnavigatsioonisüsteeme, et tabada sihtmärke vaid minimaalse veaga. Need pommid lastakse välja suhteliselt turvalistest kohtadest, kaugel eesliini, ohtlike surmatsoonide taga ning lendavad madaval kõrgusel sihtkohta, mis teeb nende radaril avastamise keeruliseks. Ukraina on aastate jooksul püüdnud neile vastu astuda elektroonilise sõjapidamise segajatega, kuid Venemaa on pidevalt panuseid tõstnud, täiustades oma nutipommide satelliitsüsteeme ja lisades segajatega toimetulekuks täiendavaid antenne. Ja kuigi mõlemad pooled jätkavad seda vastastikust elektroonilise sõjapidamise võitlust, püüdes pidevalt üksteist üle trumbata, on Venemaa pommid põhjustanud Ukrainas suurt hävingut. Libiseedes rindekjoonele või kaugemale, Ukraina linnadesse, asulatesse ja varustussõlmedesse, võivad need kanda mitmesaja või isegi mitme tuhande naela raskuseid lõhkepäid, hävitades silmapilkselt terveid hooneid. Ja nende pommide suurim probleem on see, et neid on alati olnud väga raske peatada, kui need on juba välja lastud. Aga mis oleks, kui Ukraina suudaks takistada nende väljalaskmist üldse?
kui Ukraina suudab üles leida kandurlennukid nagu Su-34 ja Su-35 hävitajad ning avaldab neile survet omaenda hävitajate või õhutõrjesüsteemidega, ei tunne Venemaa piloodid end enam nii turvaliselt. Nad peavad hakkama pomme välja laskma halvemates kohtades, pikemalt distantsilt või ideaalis ei saa nad neid üldse välja lasta. Siin tulebki mängu Saab 340. Tänu oma tohutule tegevusraadiusele ja allavaartusvõimekusele suudavad need AEW ja C lennukid avastada Venemaa pommitajaid peaaegu 300 miili kauguselt. See saab edastada infot nende asukohtade kohta Ukraina hävitajatele ja raketiplatvormidele, mis saavad seejärel võtta tarvitusele meetmed nende tõkestamiseks. See on hoopis teine olukorrateadlikkuse tase, kuid see pole täiuslik. Nagu öeldud, on Ukrainal ainult 2 sellist lennukit. Isegi nende ulatusliku radarivahemikuga ei piisa 2 lennukist, et tagada pidev ja täielik katvus riigis, mille pindala on üle 233 000 ruutmiili. Lisaks sellele, arvestades nende haruldust ja väärtust, ei taha Ukraina neid lennukeid asjatult ohtu seada. Nende väed kasutavad neid tõenäoliselt riigi läänepoolsetes piirkondades, liigutades neid regulaarselt erinevate lennuväljade vahel, et vähendada Vene õhurünnakute ohtu. Sest ei oleks vaja palju, et nendele lennukitele tõsist kahju teha või nende radarisüsteemid hävitada ja muuta need suhteliselt väärtusetuks. Me ei saa selles kindlad olla, sest Ukraina sõjavägi ei jaga arusaadavatel põhjustel avalikult üksikasju selle kohta, kuidas ta nii olulisi vahendeid kasutab. Aga loogika ütleb, et tõenäoliselt hoitakse neist ühte alati reservis, valmis aktiveeruma intensiivsete raketi- või droonirünnakute ajal. Teine lennuk võib teha kontrollitud väljalende idapoolsetele aladele lähemale, võimaldades tal jõuda piisavalt lähedale, et tuvastada Vene pommitajaid, enne kui vajadusel taandub turvalisemale kaugusele. Igal juhul, isegi piiratud kasutusega, muudavad need lennukid olukorda. Need annavad Venemaale veel ühe probleemi, mida lahendada, veel ühe ohu, millele mõelda. Nüüd, iga kord, kui Vene pommitajad valmistuvad järgmiseks väljalennuks, jääb neile alati väike näriv kahtlus kuklasse. See hirm, et Ukraina õhuluure ja juhtimislennuk on kusagil seal, tiirutab nende positsiooni kohal, jälgib iga nende liigutust ja edastab selle info teistele üksustele, kes juba valmistuvad neid tabama. See on oluline, sest see mõjutab Venemaa pommirünnakuid edaspidi. Kuigi Kremlil võib olla tohutult tanke ja soomusmasinaid, ei ole neil nii palju tipptasemel hävitajaid ja lennukeid, mis suudaksid selliseid pomme heita. Ja igaüks neist maksab $10 miljoneid. Need on väärtuslikud varad, mida Venemaa ei saa endale lubada kaotada, ning nende komandorid peavad neid nüüdsest hoolikamalt kohtlema. See tähendab nende viimist rindeliinist kaugemale ja käsku lasta pomme varem või madalamalt kõrguselt, mis omakorda peaks vähendama nende laskemoona tõusust ja täpsust. See omakorda peaks parandama Ukraina ellujäämisvõimalusi kogu rindejoonel ja see on Kiievi vägede jaoks suur võit. Siiski on veel üks potentsiaalne piirang, mis on seotud Saab 340-ga ja mida tasub mainida. See on Link 16 probleem. Link 16 on oluline turvaline, kiire ja elektroonilise sõjapidamisele vastupidav taktikaline andmesidevõrk, mida kasutavad USA ja NATO väed reaalajas lahinguandmete, piltide ja isegi hääle vahetamiseks lennukite, laevade ja maismaasõidukite vahel. See süsteem on tänapäevase olukorrateadlikkuse tehnoloogia kehastus, pakkudes kõigile üksustele igal ajal kõige selgemat ja detailsemat ülevaadet lahinguväljast. Õhuluure ja juhtimislennukid mängivad Link 16 suurt rolli, sest just nemad vastutavad peamiselt andmete hankimise eest, mida seejärel kogu võrgus jagatakse. Ideaalis sooviks Ukraina sellist lahendust, kus nende Saab 340 skaneerib ümbrust ja edastab sama radaripildi lähedal asuvatele F-16-tele ning teistele Ukraina hävitajatele, nagu Mirage 2000 ja isegi lääne õhutõrjesüsteemidele. See võiks olla otsustava tähtsusega. Saabid tuvastaksid ohud aegsasti. Hävitajad ja õhutõrjepatareid saaksid selle üliolulise teabe peaaegu koheselt ning kogu võrk suudaks reageerida ühe sujuvalt integreeritud süsteemina. On ainult üks probleem. 2024 aastal viitasid raportid, et Ukraina F-16-tel võidi Link 16 süsteemid kas eemaldada või deaktiveerida, kuna kardeti, et tehnoloogia võib sattuda venelaste kätte. Kui Kremli väed suudaksid Ukraina hävitaja alla tulistada või selle hõivata. Sellest ajast alates pole täielikult kinnitatud ega ümber lükatud, kas Link 16 ühenduvus on Ukrainale saadaval. Kuid siin võib olla üks võimalik positiivne külg.
2025 aasta märtsis ilmusid teated, mis puudutasid Ukraina F-16D modifikatsioone. Need modifikatsioonid võisid hõlmata mingisugust osalist või isegi täielikku Link-16-süsteemi taastamist. Kui see on nii, oleks see Ukrainale tohutu eelis, andes riigi hävitajatele suure eelise vaenlase ees ja peaaegu ainulaadse võime jälgida ja jahtida Vene liukpommide kandureid. Kuid isegi ilma Link-16 on Saab 340 suurepärane täiendus õhuväe arsenali. See täiustab Ukraina jälgimis- ja tuvastusvõimekust märkimisväärselt võrreldes sõja varasemate etappidega ning avab uusi võimalusi Venemaa õhuohtude jälgimiseks ja nende peatamiseks. Ja sellega eelised ei piirdu. Saabi Area radarisüsteemi hilisematel versioonidel olevat olemas sünteetilise avaradar ja maapealsete liikuvate sihtmärkide tuvastamise funktsioon. Esimene aitab luua üksikasjaliku pildi ümbritsevast maastikust. Teine aga kasutatakse vaenlase vägede ja sõidukite liikumise tuvastamiseks ja jälgimiseks. Kui Ukrainal olevatel 340-dal on need tehnoloogiad olemas, siis pole need head mitte ainult Vene pommitajate avastamiseks ja peatamiseks, vaid ka nende maavägede jälgimiseks. Kui see nii on, avab see nende lennukite jaoks veelgi rohkem võimalikke kasutusviise. Neid saaks kasutada mitte ainult kaitseoperatsioonideks, vaid ka luuremissioonideks okupeeritud aladel ja rindepiirkondades, jälgides Vene rünnakumeeskondi, tankikolonne, soomusmasinate liikumist ja palju muud. Ja ärgem unustagem, et see ei ole ainus lennuk, mille Rootsi on lubanud Ukrainale saata. 2025 aasta oktoobris lubas Stockholm samuti saata kuni 150 Saab JAS-39 Gripen EF ülehelikiirusega mitmeotstarbelist hävituslennukit. Need hävitajad pakuvad palju. Neil on erakordne operatiivne paindlikkus, kaasaegne avionika, kõrge ellujäämisvõime, suurepärased elektroonilise sõjapidamise võimed tänapäevaste ohtudega toimetulekuks ning muljetavaldav manööverdusvõime. Koos võiksid Gripen ja 340 moodustada võimsa duo ning viia Ukraina õhukaitsevõimekuse kõrgemale tasemele kui kunagi varem. Nad võiksid isegi ühenduda jõud, et aidata Kiievi kaitsetel saavutada teatav õhuülemvõim rindejoone piirkondades või okupeeritud aladel, mis muudaks maavägedele rünnakute läbiviimise ja kaotatud territooriumi tagasivõitmise palju lihtsamaks. Praegu on need küll hüpoteetilised olukorrad, kuid Saab 340 on täiesti reaalne. Need lennukid on selgelt kasutusel Ukrainas, patrullides taevas ja skaneerides ümbritsevat maad, pakkudes riigi relvajõududele pidevat luureinfot ning lisades väärtuslikku lüli riigi sihtmärkide avastamise ja hävitamise ahelasse. Võimeline nägema kaugemale ja selgemini kui ükski maapealne radar, on 340 äärmiselt kasulik Ukraina hävituslennukitele ja õhutõrjepatareidele. See aitab neil sihtmärke kiiremini ja tõhusamalt leida ning prioriseerida kui kunagi varem, andes eelise vaenlase ees ja sundides Venemaad oma strateegiaid ümber mõtlema või riskima mõne oma tähtsaima vara kaotamisega. See on tohutu eelis ning kuna teel on veel Rootsi lennukeid ja muid lääne relvi ning süsteeme erinevates vormides, muutub Ukraina siit edasi ainult tugevamaks. Tegelikult hakkavad isegi Vene ametnikud vastumeelselt tunnistama, et Ukraina saab hoogu juurde ja see sõda ei kulge enam nii, nagu Kreml sooviks, millest saad kõike teada selles videos. Või vaata seda videot, et teada saada, kuidas ja miks Venemaa kaotuste arv 2026 aasta esimestel kuudel järsult kasvas, kui üha rohkem Kremli sõdureid langes vaid päevadega pärast rindele jõudmist. Ja lõpuks, kui soovid rohkem värskeid sõjauudiseid, analüüse ning strateegiate, taktikate ja varustuse ülevaateid, siis kindlasti telli sõjasaade juba täna.